Nii, kas tagumised mind kuulevad? Me panime natukene heli, et oleks mõistlik, aga mitte liiga vali. On ok? Või ei tööta üldse? On ok, jah? Töötab? Ma käisin vetsus sellega, palun vabandust, kui keegi kuulis. Ma unustasin ära, et see on sees. Aga ma üldjuhul käin vaikselt vetsus, ma ei räägi. Ehk see oli okei. Me ei räägi, mis tähele ei pannud, aga midagi mõelda kommenteerimana. See oli kõrvalkabiin, see polnud mina. See oli 11. Nii, aga kes veel istet ei ole võtnud, olge head, võtke istet. Teeme selline stiilne 2 minutit. Palve, kellel on mingisugune hirmus vibratsioon telefonil, pange palun maha, kui saate. Ja kui keegi tahab rääkima minna, siis me jätame uksed lahti, et me mingisugust koolikorda siin ei tee. Aga lihtsalt see vibreerimine. Kui saate, palun võtke maha. Ja kui keegi tahab klõbistada arvutites asjades, siis jumala eest tehke, mis tahate. Et mul sellest on kama 2. Ja kui keegi tahab rääkida telefoniga või arvutis midagi teha, siis siin on igal pool ruumi, et saate ise välja minna. Nii, teeme minuti 2 veel. Osad veel, kes tulevad väljaspoolt Tallinnat, otsivad alles parkimiskohta. Nii, te võite kaasa võtta. Tervist. Mina olen Sass. Tere, Anto. Tule tuppa. Ma olen Aleksander, eks Sass? Tere, mina Sass. Väga meeldib. Tervist. Tulge tuppa. Meil on ametlik lõpuaeg, oli vist seal lehel kirjas kell 1, kui ma ei eksi. Tegelikult me lõpetame 12.15. Ehk siis, kuna Eesti inimene on tühja kõhuga suhteliselt kuri, siis meil tegelikult nii kaua ei lähe. Meil 10.45 kell 11 umbes on üks väike toidupaus ka, et on võilevad ja paar snäkki. Aga jah, meil alguses läheb selline tunnikene, ma arvan. Siis teeme pausi 15 minutit, saate vahepeal süüa juua ja siis paneme veel kuskil 45 minutit otsa. Ehk siis 12.15 on meil läbi. Circa. Aga kella 1-ni on meil ruum makstud. Ehk siis, kes ütles kodus, et ta on kauem ära, siis te saate siin olla. Okei, aga teeme vist otsa lahti. Mina olen Sass. See tüüp meilis, kes ahistab teid kogu aeg, kirjutab 16 korda päevas, kas tahame transpordiga aidata. Ja mul on hästi piinlik moment, ma ei tunne kõiki nägupidi. Ehk praegu ma vaatan arvatavasti kellelegi otsa, kellega ma iga päev meilis räägin ja ma ei saa aru, kes ta on. Ehk hästi piinlik moment. Et sellepärast ma vabandan ette, kui ma lolli mulje endast vahepeal jätan, sest ma kõiki nägupidi ei tea. Ma ei ole Aleksander, ma olen Sass tegelikult. Ehk ainult oma vene keele õpetajale ma olen Aleksander. Tegelikult ma olen Sass. Et võite mulle edaspidi ka palun Sass öelda, et niimoodi on tegelikult mugavam. Et vahest, kui te ütlete mulle Aleksander, ma ei saa aru tegelikult, kellega te räägite. Aga see selleks. Kõigepealt aitäh, et te tulite. Kas te uudiseid lugesite hommikul? Noh, mis tunne oli? Kas keegi USA-sse ekspordib ka siit? Jah. Täna on päris palju arvutamist teil töö juures. Kas keegi veel USA-sse ekspordib siit? Jah, täna on omajagu arvutamist. Et eile õhtul, kui te vaatasite, mida SP500 indeks õhtul tegi, pani plaksti. Apple kukkus eile õhtul 7%. Oli see, mida mina nägin. Ehk kui te ei tea, siis Donald Trump, ta on ühe välisriigi president, väänas Euroopa Liidule eile, mis see oli, 20 või? See oli täiendav, eks ole?
suhteliselt korralik pauk. Ühesõnaga, kes pole veel lugenud, võtke pudel viina kõrvale ja minge lugege see läbi. 185 riiki sai. 185 riiki, et kõik on tremendously bad. Kõik country'st. Ja kes vist jäid erandi alla, olid Mehhiko ja Kanada. Aga nad said juba ette. Aga jah, et päris korralik pauk. Et selles mõttes siin võib juhtuda huvitavaid trende. Mina isiklikult arvan, et lähenema hakkavad nüüd Euroopa Liit ja Hiina. Pakun mina. Ehk hiinlased juba võtsid sõna välisministeeriumi tasandil, et nad soovivad säilitada vaba maailma ja luua Euroopa Liidu ja Hiina vahel sellise vabakaubandusliku laadse kokkuleppe. Ehk siis mina arvan, et selle tulemusele on see, et Hiina Euroopa Liit, Türgi Euroopa Liit, Norra Euroopa Liit, sellised tegelased hakkavad lähenema. Ehk siis, aga jah, et USA osas sellised uudised. Kes ei ole lugenud, lugege läbi. Päris huvitav analüüs. Okei. Kõigepealt aitäh, et te tulite. Me piiratult saatsime neid kutseid välja, me tegime ka sotsiaalmeedias natukene reklaami, aga me pidime ühel hetkel selle ära korjama, sest tegelikult inimesi tahtis siia rohkem, kui me mahutame. Ja liiga suurt ruumi ei tahtnud ka võtta, sest mina ei tee seda igapäevaselt. Ma ei oska seda teha, ma olen Rakverest. Et ka kõik need tehnilised lahendused siin on juba päris moodne meie jaoks. Näiteks sellist asja ma pole näinud oma elus. Ehk siis me ei tee seda igapäevaselt. Ma ütlen ausalt, enamus pildid on tehtud Paintis. Sest ma ei oska neid teisi asju kasutada. Ehk siis me ei tee seminare. Me oleme tegelikult logistikud ja me lihtsalt räägime vabas vormis seda, mida me iga päev näeme. Meie meeskond on ka tegelikult siin, naiskond, vabandust. Nad on tagareas, on osad tüdrukud, Kadrid, Maria, Eliise ja ees olid veel Raili ja Lene. Eks, et nemad on siis väljaviskajad. Et kui kellelgi on võlad veel üleval meie suhtes, siis nad viivad teid varsti ära. Okei, aga paar remarki ka. Kuna ma vahel unustan ennast ära rääkides ja võin midagi üle huulte lopsata, siis ma tahan paar asja öelda. See ei ole ametlik nõuanne, mis siin täna on. Teate küll, see apteegis see väike kiri. Et kui te keegi teete mingi paha otsuse täna õhtul, siis ärge mind süüdistage. Ehk see ei ole ametlik nõuanne. Ma pean seda ütlema. Me võtsime selle seal taga linti ka. See ei ole ametlik nõuanne, Martin. Kas sa võtsid selle koha, jah? Okei, thanks. Me räägime impordist. Igaks juhuks, ma ei tea, kes siin ruumis on, me räägime impordist. Import tähendab see, et tuleb Eestisse. Et me ostame väljaspoolt Eestisse. Ma käisin just Rakvere ametikoolis üks päev rääkimas. Ma rääkisin tükk aega seda sama juttu ja üks õpilane ei saanud lõpuks aru, mis pidi ma rääkisin. Ma räägin impordist. Import on ainult see, kui me toome. Valdavalt on Hiina näited. Miks? Need on kõige paremad näited. Need on kõige paremad näited. Aga need samad näited kohalduvad ka USA's toomisele. Kus Olga on? Tšau. Türgis toomisele, Norras toomisele. Kes veel kuskilt toob Euroopa Liidu väljast? Türgi, USA, Hiina. Kus sa tood? Hiina. India. Norra. Kanada. Läti. Keegi Lätist ei too? See oli kontrollküsimus. Läti on Euroopa Liidus. Veits teete Euroopa Liidu välist importi Lätist. Loll nali, vabandust. Läheme edasi. Ehk siis ma räägin valdavalt Hiina näidetest, aga see ei tähenda, et mult on küsitud, kas ma olen Hiina luures töötan. Mul on küsitud. On küsitud, kas ma töötan Hiina luures, et kuidagi väga Hiina juttu viskab sulle plaadi peale vahepeal. Me lihtsalt toome neid näiteid, sest need on meil kõige rohkem. Aga sa ei saa tunnistada, et sa Hiina luures töötad? Kas sina oled Roland? Ei ole. Lene? Tagareast viise mees ära, palun. Me üldistame teadlikult. Ma ei tunne teie asju põhjalikult, ma üldistan teadlikult, ma natukene teen Donald Trumpi. No, mitte nagu kõiges, vaid näidetes. Ma üldistan teadlikult, ärge palun võtke isiklikult, et ärge palun pange mind tugill listi, sest ma ei puudutanud teie mingisugust erandit. Ma lihtsalt ei tea neid storysid. Ruumis on erineva kogemusega inimesed. Vahel võib, ma arvan, kellelegi, kus Ralf on? Tšau, ma ei tundnud nagu ma pidin küsima. Ralf on lõpuboss eesti keeles. Kui keegi on Hiina luures, on Ralf. Mitte mina. Ja kas ma Ralf võin öelda, kus sa tuled? Ettevõtte motohobi
enamus ATV-d, millega Eesti mees sõidab, on nende toodud, ma väidan. Ja tal on väga tugev Hiina suhe ja Ralf, arvatavasti sina tead väga palju asju, kus Gert on? Gert on seal taga. Gert, kas ma võin öelda, kus sina oled? Gert on see trammitee uus, kus te sõidate. Ehk siis KMK Merko. Osad teist, ja ma ei nimetanud kõiki, teavad teist mingist valdkonnast väga põhjalikult. Ma vabandan ette, kui osad teemad tunduvad igavad ja teil on halloo. Kas siin on ka mõni üliõpilane? Õpilane? Kas õppejõudusid on? Okei, vähemalt registreerus küll mõned. Vabandan ette, ma ei tea teie erinevaid teadmisi ja ma ei püüa ka alavääristada. Te kõik olete arvatavasti kuskil puusse pannud. Te kõik olete arvatavasti teinud kuskil halloo otsuseid. Aga me ei püüa alavääristada, kui keegi tundub, et tema näide on pildi peal. Vist ei ole, ma loodan. Siis ma vabandan, see pole alavääristamise eesmärgiga, vaid õpetliku eesmärgiga. Me räägime valdavalt traumadest. Minu kogemus ütleb, ma olen 15 aastat, olen kokku puutunud impordiga valdavalt ja minu arvates suhe on 50-50. 50 on profid ja iga päeval teevad õiged otsuseid. Õiged otsused tähendavad väikse riskiga ja rahaliselt kasulikke otsuseid ja 50% saavad iga päev. Niimoodi. Kahjuks. Minu eesmärk on see, kõige suurem ahillus ettevõtetes on uus töötaja. Teie siin arvatavasti olete kõik mitte vanuse mõttes, vaid kogemuse mõttes vanad kalad. Mina väidan, et teie ettevõtete kõige suurem ahillus on uus töötaja, kes tuleb. TikTokikas jõudis tööle. Mul on ka TikTok. Pidime töö juures tegema. See on kõige suurem ahillus. Uus töötaja on kõige suurem ahillus. Mis meie eesmärk on täna see, kui teil tulevad uued töötajad, andke palun need 2 mõtet edasi. Ma väidan, et see mõjub hästi teie käibele ja kasumile. Kõige suurem ahilleus on uus töötaja. Ja see pole isegi vanuselisest tulenev. Ta võib tulla täiesti teisest sektorist. Teid pandi veel teda välja õpetama. Ja tema ei ole süüdi, kui tal puusuvad baasteadmised. Ja ta peab tegelema millegagi, mis on tegelikult ülitõsine asi. Me kahjuks näeme päevast päeva selliseid hinnapäringuid. Ja meil on töö juures selline mõiste nagu nuusutamine. Kui sa päringut nuusutad, võtad ühe e-maili, sa näed. Sa näed tema tekstist. Ja siis sa mõtled, et kes on see osakonna juhataja, kes on see vastutav, kes teda välja õpetas. Et see üks noor, vanem vahet ei ole, pigem väikese kogemusega inimene pandi tegema midagi sellist. Ja siis sa mõtled, et päris julged ettevõtte juhid hästi panevad, miljon siia, miljon tänna. Järelikult raha on. Ehk siis, mis on minu eesmärk? Minu eesmärk ei olegi täna teile öelda siin, et on õige või vale. Ma arvan, et te olete enamus traumadega heas mõttes. Te olete korraks kuskil saanud meie ala mõttes. Ma loodan, et te olete traumadega. Kõige ohtlikum on uus töötaja. Võtke siit täna esimese punktina kaasa see, kui teil tuleb uus töötaja, andke talle need 5 asja või 3, mida ma siin täna räägin. Palun. 2 mõistet, ma pean sellest rääkima. Kas keegi teab, mis asi on LCL ehk osakonteiner? Kes aitab? Gert, mis on LCL? LCL on, see tahad tuua ühte tooli Hiinas, see on LCL. See on jõle nõme väljend, koolis õpetatakse less than container load. Kui muidu on täis konteiner, kujutad ette, ütleme, et siin on konteiner, on kõik sinu FCL. See on täiskonteiner ehk Gert, Ralf, teie toote valdavalt täiskonteinereid. Roland, kus visopoisid on? Teie toote valdavalt täiskonteinereid ehk kogu konteiner teie ruume täis. Nüüd see esimene variant on see, et sa ei too täiskonteinerit, sa tood ühe tooli. Mis tähendab LCL? Meiesugused me komplekteerime ühe konteineri paljude erinevate klientide üksikute kaupadega. See on hästi tähtis mõiste. Kontroll küsimus, põmm. Mis oli LCL? Ühesõnaga üks väike junn, tellid Hiinast endale ühe väikse junni. Jõhkralt tuleb meil selliseid päringuid. Teate miks? Oma testpartiide tellite niimoodi. Tavaliselt oma näidised te tellite just nii. Nüüd FCL on see, kui kaup on juba palju. Kus Trev 2 on? Just, täiskonteiner valdavalt.
miks ma neid mõisteid räägin, on sellepärast, et natuke traumad on nendes valdkondades erinevad. Mis seltsel oli? Kui sa teed junne vähem, jälle ma ei alaväärista, vaid see on üks mõiste. Hästi ebamugav on seda meelde jätta. Lähme edasi. Teooria. Ma natukene pean kuiva teooriat rääkima, sorry. Ma käin seda rääkimas ka vahel Tallinna Tehnika kõrgkoolis, Tallinna Tehnika ülikoolis ja minu arvates õppejõud ise ei saa aru. Kahjuks. See ei ole jälle pahaga, aga kahjuks nad päris aru ei saa. Et kui ma niimoodi vahel viisakalt mingisuguse kompimise küsimuse teen, siis nad teavad peast, aga sisuliselt nad kahjuks ei tea, sest nad pole traumaga. Neid asju saab ainult siis teada, kui sul on trauma all. Nii, kõigepealt, mis asi on import? See ei ole kuidagi suunatud pilt. Import tähendab siis seda, et siit on üks mees puudu. Siin on ostja. Teie olete siin täna, jah? Me mõtleme siis seda, et teie olete täna siinpool. Meie oleme siinpool. Müüja on seal. Motiveeritud müüja. Ja transport on kildudeks tehtud. Mis see tähendab? See tähendab seda. Näete, siin on müüja. Teie olete siin. Saate aru, miks on 2 laeva? See tegelikult on 1 laev. On Shanghai sadam. Seesama laev, tegelikult ta ei tule Eestisse. Kas te kõik teate, et Shanghaist otsed laevad ei tule Eestisse? Kas te teate, et USAst ei tule Eestis laevad otse? Teate ka miks või? Kusjuures nüüd juba mahub. Nüüd juba mahub, jah. Nüüd meil on üks huge ass tõstuk Muugal. Te saate sinna minna, kui on tutvused. See on päris kõrge vinge kraana. Me jäime kusjuures lifti kinni viimane kord sinna. Me käisime Etsi omadega. Martin, kus on? Me jäime Martiniga meie filmi ja käime kinni sinna. Ja siis tuli üks töötaja tegi ja jälle töötas. Ära seda linti pane. Nii, ja laev sõidab jõuab Tallinnasse. Infoks, et Muuga sadam on ametlikes keeles Tallinn. Muuga on ametlikes keeles Tallinn. Kui te lähete USA-sse, Coloradosse, tõmbad ennast kuskil purju ära ja sa räägid Muugast, nad ei saa aru. Sa pead ütlema next to Hot Lips Tallinn City port. Et siis nad saavad aru. Eks kõik seda teadsid. Ma üliõpilastele seletasin ka, kus on Muuga. Ma ütlesin, et lähete mööda seda vana Narvat, Hot Lipsist mööda, siis vasakule. Aiga teid, kõik said aru. Lähme edasi. Ehk siis, te olete siin, müüja on siin, laev liigub siia poole. Näete, see nool näitab, mis pidi on. Lähme edasi. Transport on jaotatud lõikudeks. Näe. Ralf, ma püüdsin sind kopeerida, aga ei tulnud välja. See muntsidega sina 2 aasta pärast. Tegin nalja. Nii, siin on müüja. Tegemist ei ole hiinlasega. Tegemist on türklasega. Siin on ostja. Nüüd see on see sama joonis. Nüüd tegelikult transport on jagatud lõikudeks. Transport on jagatud lõikudeks. Mis esimene lõik on? Eelvedu lähtesadamani. Siis on see lähtesadamas mingi värk. Siis on merevedu. Sihtsadamas mingi värk. See on see, kus me kinni jäime. Ja teie olete alles siin lõpus, näete. Mis te arvate tegelikult? Kes anyways selle kõik kinni maksab? Kes? Näe. Sina maksad kinni. See vend. Ralf. No siin on, Ralf on see viimane vend, kes kinni maksab. Ma arvate kõik ülejäänud maksate kinni. Aga see selleks. Ralf on selles mõttes, pole tegelikult see mees. See tegelikult on onu Tiit, minu üks onu. Nii, kordan. Transport, see on ju tegelikult üks transport. Tegelikult on üks minek. Aga ta on naljakalt jaotatud lõikudeks ja tegelikult maksad sina ikka kinni. Küsimus on nüüd lihtsalt selles, kes mis pidi sulle neid arveid saadab. Mingid lõigud, tegelikult sina maksad ikka kinni. Küsimus saalile. Ärge seda praegu vaadake. Ma eile õhtu tegin selle. Vaadake seda kohta. Mis asjad on tarneklausid? What's the fucking point? Mis point on? Eesti keeles, mis tegelikult point on? Nii, aga miks? Kui te viite vanaemale Kuressaare mingisugust staffi, kas te siis vanaema küsib, mis tarneklausel on?
et miks selline bullshit on välja mõeldud? Mis see eluline põhjus on? Miks üldse peab tarneklausli välja mõtlema, lepime kokku, et sina tood või mina toon ja that's it. Mis see point on? Kindlustus? Kogu ahela kulud alla tuua, mis on tegelikult hea point. Minu arvates aus point on see, Hiinas, kes käinud on käed püsti? Kes Türgis käinud on, kaugemal kui Antalya sealt aiaga tarastatud alast? Minge ühe turuvennaga juttu rääkima, püüdke taga diil teha. Ma käisin Xianis hiljuti, ei mitte Xianis, vaid Xininnis, üks väga väike linn, 11 miljonit. Ja ma olin Hiina suursaadiku juures, Hannes Hanso juures, kes just harjutas üle Atlandi ookeani, nagu te nägite, hullud mehed. Ja olin Hannese juures Pekingis Eesti saatkonnas ja siis käisin ühes väikses linnas, Xinin, 11 miljonit inimest. Ja ma läksin kohtuma ühe tarnijaga, et talle tere öelda. Ja mina arvasin, et ta on nii pikk ja räägib ladusalt inglise keelt. Mis te arvate, mis juhtus? Pakkuge, mis juhtus? Tuli umbes nii väike mees ja karjus Aleksander ja null inglise keelt. Kuidas nad teiega räägivad, teate? Läbi WeChati translatori. Võtate kellegi teise türklase, neil on kõigil koduchatid, neil on see translate mode peal. Null inglise keelt rääkisime. Mida rohkem me saketi jõime, siis meil see keel aga läks ühiseks. Lõpuks me mängisime korvpalli viigipükstes, aga see selleks. Jutu mõte. See on tehtud minu hinnangul. Kui mina peaksin oma pojale seletama, mis asjad on tarneklauslid, siis mina seletaksin seda, et ei saa üksteisest aru. Kui ma ütlesin isegi sellele pooljoobe siinlasele, foob, kohe tuli. Kohe sai aru. Ja ma küsisin ka, et kuidas te teate neid asju ja neil millegi pärast on nendega väga hästi. Nad ülihästi teavad tarneklausleid, minu jutu mõte, kui te lähete USA, USA on paha näide, seal on sama keel, Türgi, Norra, äkki keegi ei räägi, kuhu iganes, siis need mõisted tegelikult killivad ära teie keelebarjääri. Tegelikult sellega on jutt räägitud. Nii, ja esimene asi, palun save as. Jätke palun meelde see. Kes muust täna aru midagi ei saa, jätke meelde see. Tuletan meelde, me räägime impordist. Me teeme järgmine aasta ekspordist, aga täna ma räägin impordist. Täitsa ausalt. Foob. Please, palun. Nüüd te mõtlete, et ahah, Juut, mis su point on? Mis su point on, et sa seda iba siin ees ajad? Muidugi, meie tahame teie pealt teenida, aga mitte kuradi nii palju, kui teie pealt Cifiga teenitakse. Palun võtke siit see kaasa. Kui teil tuleb uus töötaja, kes hakkab importi tegema, tatoveerige talle otsa ette, mitte oru kodu, vaid foob. Täitsa ausalt. Loll nali, pange talle kas või hiirematt, import foob, palun. Cif. Tegelikult tarneklausleid on hästi palju. C-tähega algavad tarneklauslid. Not. Please, no. Kas keegi on C-tähega trauma saanud? Okei, kohe saate. CFS transport. Mis see on? Jah, nali naljaks. Palun jätke see meelde, kui on import. Palun. Kui mitte midagi tänasest meelde ei jää. Foob. Palun jätke meelde, kasutage seda. See on tõenäoliselt kõige riskivabam ja kõige suuremad lõpukollid Eestis heas mõttes kasutavad foobi. Kõik suured tarnijad, ka need härrad, keda ma siin nimetasin ja osad kindlasti teist veel ja kõik suured Eesti lõpubossid impordi mõttes, kõik kasutavad foobi. Lihtsalt nii on. Järelikult on see käik läbi tehtud. Absoluutselt kõik. Me teenindame ka tegelikult Soome ja Rootsi ettevõtteid. Kõik suured võimsad ettevõtted, kõik on foobi peal. Cif, trauma, luukere, surete maha. Lähme edasi. Nii, vaadake nüüd visuaalselt, mis asi on Cif. Kes ütles, kes kuhumaani vastutab? Tõsta käsi püsti, olge sina, ei olnud. Keegi ütles, kes kuhumaani vastutab? Fuck it. Nii, müüja. Meie. Cif tähendab seda, et müüja vastutab kuni siiamaani. Mis see tähendab? Me sell you good product. My price to you, Cif Tallinn. Good price, long live your time. Ta müüs sulle toote maha, olete mõlemad umbjoobes messil. Me sell you good product, Cif Tallinn price. Mida see tähendab?
ta müüs sulle toote koos sellise diiliga, et ta toob siiamaani. Kordan uuesti, olete umbijoobes. Tema küsib, how much my friend? Tema ütleb long time, love you. Shipping, everything included. Good price. Sa küsid, how much? Kordan, ta ütleb sulle, ta võib öelda sulle kahte moodi. Ta ütleb sulle toote oma hinna pluss transa või veel kavalam, mida nad teevad. Nad ütlevad sulle koondhinna. My friend to you, Ragnar. Long time. Chief Tallinn price to you. You good friend to me. Siiamaani. Nii. Ja nüüd vaadake, Nüüd vaadake konksu. Oi, vale joonis. Vale joonis. Vaadake seda kohta. Kuhumaani Chifi joon on tõmmatud? See on vastutusjoon. Ragnar, kuhumaani see on tõmmatud? Ole oma sõnadega ütle. No tegelikult on. Kui te lähete Naissaarele kärakat panema, siis näete, ennem on paadid vees. Olete näinud? Suured paadid on reidil, olete näinud? Miks nad seal on, teate ka või? Miks laevad kohe sisse ei tule, kes teab? Allahu akbar. Miks ei tulda? Toll on... Allahu akbar. Sadamamaksud, need tulevad niikuinii. Terrorismi oht. Ehk tegelikult laevasid juhitakse teatud järjekorras. Ma töötasin Austraalias Brisbane'i jõel. Ma olin see väike lootsimees, teate paadiga, kes lükkab laevasid. Ja minu ülesanne oligi filipiinlastele öelda, et motherfuckers don't come, et ma pidin ütlema neile, ärge tulge. Ehk siis suured laevad ei tohi järjest sisse tulla, kui see õhku lasta, siis hotlipsiga on ka, siis on ainult veebipood alles. Jutu mõte, see on tegelikult joon laeva pardal kuskil Naissaare juures ankrus. Pange tähele, kui my friend, good friend, vaadake, mille peale ta mängib. Kas Tallinn tekitab turvatunde teis? Kodu, Tallinn, eestlane olen, Pärnu maantee. Davai, minge proovige ühe laeva pealt kätte saada staffi. Minge proovige. Mis juhtub, kui te lähete Naissaare alla ühte laeva kaaperdama? Et siin laevas on üks minu kaup. Pikali. Jutu mõte, see on Chief. Ja nüüd ma hiljem räägin, what's the trick. Nad mängivad teie psühholoogia peale. Tallinn on safe. Very good. It's home, Olga. We live here. Do you have snow? We have snow too. Kõik. Ja kui sa oled umbijoobes, sa paned allkirja alla. Peame kihla. Läheme edasi. Nüüd, mis asi on FOB? Vaadake siia. FOB ülikooli mõttes tähendab seda, et tema, olete jälle umbijoobes, ma loodan, et vähem joobes. Ragnar, me sell you good price. You whiteboard snow in Estonia. You me. Ja long. Ja siis ma ütlen sulle, I sell good price, FOB Shanghai. Mis see tähendab? Ma müün sulle toote ja mina pean maksma selle hetkeni. Kõik. See ongi FOB. Siin on ka väikesed trikid. Gert kindlasti teab, et mis asja kohalikud kulud järsku tõusid, mingi suur jama on. Siis siin on ka omad trikid, aga need on rahaliselt väiksema pauguga kui Chifi omad. See on FOB. See on see, mida lõpubossid kasutavad. Palun jätke see meelde. FOB, very good, long lap tam. Läheme edasi. Nii, kuidas EU väline ost peale hakkab? Aus vastus on see, et nii palju, kui mina olen messidel käinud, valdavalt umbijoobes. Või teine asi, te olete kodus, chatite. See tähendab seda, et te olete näiteks Alibabas, Made in China, USAs, mis see suurim hulgimüüjate platvorm on, kes teab? Amazon, aga seal on veel teatud platvorme, mis siis vahendavad erinevaid müüjaid. Enamjaolt on niimoodi, et te olete messil umbijoobes või teid joodeti täis. Keda on Hiinas poputatud? Kes on Hiinas käinud siin? Teate, mis see tähendab, jah? Ralf? Just, me kõik teame, siiamaani on arm seljas. Ehk siis jutu mõte, teid tehakse zombiks teadlikult. Loomulikult ma jälle üldistan, võib-olla keegi, te lihtsalt meeldisite talle ja teil oli hea veiniõhtu. Või te chatite, valdavalt traumad, mida meie näeme, chatitraumad. Ma ei tea, kas teil kontod on Alibabas või kuskil mujal, see on päris agressiivne chat, see on hullem kui fucking Grindr ja Tinder kokku. See on massive. Ja need on nii head tekstid. Ma vahel käin, ma ei tea, miks, aga ma käin seal proovimas, ma tunnetan, mida müüjad teevad teiega. See on päris cool. Ja nad panevad kõik nõksud mängu. Ehk see on üks hell kõhualune. Alguses te olete kõik nii. See on üks
Iirimaa paremäärmuslane, kes võitis valimise. See on lambi pilt tegelikult, sorry. Lähme edasi. Nii, ja siin on ajajoon. Vaadake. See on teie uus kolleeg. Ta tuli tööle. Tal on hashtag best job ever, I like my boss, not looking new job, love my wife. Mis ta teeb? Ta võtab hinnapakkumise, kas chatib või paneb tina. Nad teevad kokkuleppe, you long me good time. Ülekanne on ploho. Ülekanne on see, kus te tegelikult juba tegite selle asja ära. Kurat, see ei tule ära ka. See nimelt ei tule ära mul. Ülekanne on see. Nad mängivad kõik selle peale, et te teeksite ära väikse ülekande. Prepayment. Small prepayment. Love you long time. Aga vaata, mõni projekt on nii suur, et prepayment on 200 000. Mõni projekt on nii suur, et prepayment on 1 miljon eurot. Kordan, hinnapakkumine, see on umbjoobes või chatis ja see käib niimoodi. Hästi niimoodi. Lukus. Prepaymendiga nad on päris agressiivsed. Nad ütlevad, et last price, last fridge, only this price only for you 10 seconds left. Vana klassikaline, kuidas minu ema läheb Rakveres Krossi poodi piima ostma. Kui ta teab, et 5 senti Krossi poes piim sootsam, ta paneb veloga ja läheb üle põllu. Ja ta kutsub veel mind järgi ka, minu auto võtab 10 liitrit 100-le, et äkki nii tuleb sootsam. Nad mängivad selle peale, see on kõige hellem koht. Ja siin tavaliselt teie uutele noortele kolleegidel tehakse nii. Vaadake, see on nüüd happy life, see on nüüd see 45 või 60 päeva, kus te mõtlete kõige selle raha peale, mis hakkab tulema. Te võtate juba uue naise, uue mehe, võtate 2 koera, maja, põmm. Üks tüüp postis ükskord Türgist 1 miljoni eurose kombaini. 1 miljoni eurose kombaini. Hästi keeruline kombain. Aga see veel polnud tulnud. Aga sellest ma räägin natuke hiljem. Ja nüüd tuleb šokk. Mis asi on šokk? Sifi šokk. Ta saab mingi üllatusarve. Ta on segaduses. Minu äi, kes on hobipiloot, üks väike künavalge, mis seal on, seal taga kõige väiksemad lennukid, see on tema oma ja ta tellis endale Hiinast fucking uued lennukitiivad. Ma ei tea, kas ta pole kuulnud mind jõululauas ja mis tal viga on. Ta tellis endale fucking lennukitiivad. Ja ta helistas mulle, kelle ma kohtast tagaban. Nad saavad mingi üllatusarve või teine oht number 2, mingi ametkond lendas peale. Ma räägin täna 2 ohust. Oht number 1, lisaarve. Või teid lüpstakse kuskil veoarvega. Ning teine, te saate teada, et Eestis on teatud ametkonnad. Ma ei räägi ainult Eesti Maksutulliametist, meil on veel ametkondi. Kes on ametkonnad Raumaga siin? Ma ei peagi silmas mingisugust lahutusprotsessi, vaid nagu tööalast. Traumasid on, väga hea. Nii läheme edasi. Oht number 1. Maksate transpordi eest üle, sest kasutate C-tähega algavad tarneklauslid. Kordan, mis asi see oli? Me love you long time. Very good. Sif Tallinn. Best ever. It's so good. It's tremendous. It's so big. Nii. Ja te elate rõõmsas teadmises, et kõik on hästi, sest te nägite sõnad Tallinn. Tegelikult on juba Xanaxi aeg. Kui te olete selle diili ära teinud, mina soovitan juba Xanaxit sisse 0,5 vähemalt. Lähme edasi. Te olete prepaymendiga ära teinud. Sest ta ütles, et it's very important. Last rich. Nii, räägin siis uuesti, kuidas tekib oht number 1. Veel ei ole ettemaksu teinud, te chatite või olete umbjoobes. Ärge fucking laske oma uutel töötajatel ennast liiga kiiresti täis juua messidel. Täitsa siiralt. Vaadake nüüd. Ja siin ta on. Tüüpiline Hiina pakkumine. Ma näen, siin on, ma ei tea, kas siin on keegi teie, aga ma võtsin ära. Vaadake siia. Ta pakub toodet 3000 ekskavaator. Kadri, see on sinu oma, eks? Kadri saatis mulle selle. Ma saatsin Kadrile meili, kuule, saada mulle palun 5 traumat. Kadri ütles, oi siit. Saatis. Nii, vaadake. Hind 3300, ekskavaator. Fuck that, ma saan Tartus 30 000, of course ma võtan. Nii, vaadake. Special price to you, my friend. Jah, vaata. 650 taala Tallinnasse. Done deal. Too easy. See mingi CIF. What the fuck, what's the difference? Ta lihtsalt on siin, noh. Siin pole luugine märki, nagu ma panin. On ju good price. Of course I take.
kahjuks mingi värk on Lõuna-Eesti vanameestega järjest, aga tulevad iga päev Aarned, Matid, Ülod, Tarmod, tellivad endale mingisuguse kuradi atresid ja asju, mis on jumala cool, et nad seda tahavad teha, aga nad järjest astuvad sisse. Ma panin Aarne meili, kus Raili on? Raili? Ma panin Aarne meili, sina saatsid. Ja kes saatis eile Aarne meili? Ma panin selle sisse, eile üks Aarne õhtu tuli kohe plaksti sama asjaga. Kordan, jumala safe asi. Jumala safe asi. Aga siin on kirjas CIF. Muidugi ma võtan vastu. Mida see tähendab? Ma juba sama nalja tegin 2 korda, ma rohkem ei tee. See tähendab seda, et ta siia kohta pani mis summa, kellel meeles on? Mis see summa oli? Näe, see sama 650, special price for you, my friend. Nii, eks ta küsib selle koha eest 650. Easy, mis seal ikka, võtan kaatri, võtan MG3 kuulipildu ja eks ma siis lähen püüan naissaralt võtta seda. Te ei saa seda kaupa kätte. Mäletate, Transa oli jagatud lõikudeks. Siin on teie hotlips. Mis asi see on? Kes mäletab? See on Muuga sadama ala. See on Muuga sadama ala. Teatud juhtudel võib olla see ka mõni Leedu või Läti sadam, kui väga persse läks. Aga siin peal oli ikka CIF Tallinn. Jep. Kordan, ta võttis selle eest 650 taala. Läheme edasi. Miks ta seda teeb? Kes pakub? Mis see point on? Sest juriidiliselt on kahjuks kõik korrektne. Miks ta seda teeb? Eesti keeles? Nii, talle on soodsam. Kes veel ütles? Muidugi. Ta saab ju raha natuke juurde. Vaadake. Ta müüb selle toote teile, vabandust, mitte toote, vaid transpordi 650-ga. No, ma panen natuke mööda ka Hiinas käinuna nähes, kuidas seal töötavad asjad. Ma arvan, ta teeb kuskil 50 usti endale siit. That's it. Ehk tegelikult see ots maksabki. Tegelikult see mitte oks, vaid ots maksabki nii palju. See maksabki nii palju. Aga ütleme, et kui ta müüs teile ühe toolikese või ühe adra, palju ta marginaali võib võtta, Ragnar? Kui ta müüs sulle 3000 taalase mingi asja, mis ta arvad, palju tema kate on seal? 50%. Hiinlastel on 50%. Wow. Okei. Ma ei tea, ma toote seda juurdehinnastust ei mõista. Aga mida ma tahan öelda on siis see, et ta teeb endale siit natukene juurde. Ma kordan, see suurel tõenäosusega ei ole üle makstud. See ei ole üldse paha. See võib olla täiesti õiglane hind. Aga jama on see, et te arvate, et all-in on 650. Miks nad seda teevad? Miks nad seda teevad on sellepärast, et nad saavad, ta müüs sulle selle tooli maha, ütleme, et tooli kate, ma arvan, et ei ole 50%. Ütleme, et ta teenis selle, palju see tool maksab? Ostuhind? 45 euri. Ma arvan, et ta tegi selle pealt võib-olla endale 35 usti, aga ta teeb endale selle otsaga. Ta teeb endale selle eelmise otsaga 50 juurde. Ehk ta tegi endale tooli pealt 45 usti ja ta tegi endale selle väikese otsa pealt, ma kordan, see pole ülehinnastatud lõik. See ots maksabki nii palju. See on juriidiliselt korrektne. Ta ei tee mitte midagi lubamatut. Sest oli ju pakkumises kirjas CIF. Nii, mis nüüd juhtub? Kordan, nad teevad seda lisakasu eesmärgil. Ja vaadake nüüd. Nüüd läheb huvitavaks. Tuletan meelde, mis asi LCL oli. LCL oli see, kui midagi oli vähe. Ja üksikud FCL-id. Üksik FCL tähendab seda, et ma ühe korra tõin. LCL üksik, nad teevad natukene juurde. FCL-i, kes on meil FCL-i projektivennad? Meil on siin mitu tükki. FCL-i projekt on siis täiskonteiner, toote palju konteinereid. Näiteks Eesti mõttes palju on ikkagi 100, 200, 300, 400 konteinerit aastas. Ja nüüd ma seletan siis, what's the trick? Nüüd ma räägin LCL-ist. Täiskonteineri mehed, ärge liiga üle praegu erutage, see pole teie näide. Nüüd ma räägin LCL-ist ja LCL on see, näe, kui tahate tellida selle, tahate tellida Hiinast. LCL tähendab, et ta pannakse kuhugi konteineri nurka, aga ta ei võta kogu konteineri ruumi. See on osa konteiner. Nii, ja võtame nüüd ühe päris trauma. Nii, see on safe, kõik on jokk.
Sif Tallinn on siin, luukere on siin, näete. Siin on surm. Vaadake nüüd, hakkas niimoodi. Uus pakkumine. Very good price, my friend. Toode maksab 7150. Näete, palju transa maksab? 1000. Kas sõnad Sif näete kuskil? Kus? Kus? No see oli test küsimus, ma ise olen teinud, ma tean. Läheme edasi. Ja vaadake nüüd, mis juhtus. What the fuck is that? What the fuck is that? Palju see summa oli? 1000 ju. Oli ju Tallinn. What the fuck? See on minu äi jõululauas. Mingi Leedu firma saadab mulle arve 2600. See on see koht, kus meile tuleb kiri. Siis tuleb meile kiri. Ja vaadake, mis juhtus. Kõik on jokk, kõik on õige. Just, näete. Mul on numbrid vist natuke valesti. Okei, fuck it, las ta alla. Näe, vaadake, mis juhtus. Numbrid natuke valesti, see number on valesti. Näete. Kõigepealt ta ütles, good price, my friend. Ja nüüd näete, see koht siin. Kas te olete pantvangis või ei ole? Olete. See koht tegelikult siin maksab, Maria, palju see maksab? LCL-i korral umbes. Kui on mingisugune 4 CBM-i, 3 CBM-i. Palju maksavad localid LCL-il? Kui on mingi 2 CBM-i? 250. Kes see ütles? Pigem rohkem. Ma pakuksin, et see võib kuni umbes 800-ni minna. Okei, noh, Maria pani meie kasumi ka juurde, on 800. Tegelikult on 100. Ehk siis jutumõit, vaadake. Kas te olete lõksus? Tal on jumala suva, mida ta teilt küsib. Ta ei pea teiega kauplema, sest kus teie kaup on, näete? Ja teate, millal teile see arve tuleb? Siin on vale summa, vabandust, minu iga. Antud juhul oli see. Teate, millal teile see arve saadetakse? Kui kaup on kohe saabumas Muuga sadamasse. Ei saa kätte. Teile tuleb arve, tere Ragnar, happy, long time. Seda ütleb sulle hiinlane, seda ütleb mingi operaator kuskil. Olge hea, palun saatke importdeklaratsiooni ja palun tasuge ära kohalike kulude arve 2600. Kõik. Just, siis tuleb kõne meile. Kordan. Trikk on siin. See ei ole hiinlasega seotud ettevõte, see ei puutu kuidagi asjasse. Nad teenivad julma lisaraha selle koha pealt, et te olete pantvangis. Ma vahetaks homne päev oma töökoha ära, kui siin saaks minna. See on kõige magusam koht. Eestis on 2 ettevõtet, kes seda teevad ja Leedus ja Lätis on paar ettevõtet, kes seda teevad. Ja te ei saa vaielda. Ja teate, mis on kõige hullem? Kui te vaidlema hakkate, pakkuge palju maksab tollilaos ladustamine. Vaidled 1 päeva, sott. Vaidleme veel, vaidle. Tõmba käima ennast. Laseme pulsi üles, 5 sotti. Absoluutselt. Aga vaidle edasi. Räägime. Palju? 2 sotti? Tonn. No nii, 2 tonni. Nii, jutu mõte. Mis tavaliselt juhtub? Kes ei saa aru, mis toimub, nad hakkavad märatsema siin. Minu äi helistas mulle siin. Küsis, kelle ma kohtusse kaeban. Minu äi on Harley Davidsoni maale tooja, teate seal Lasnamäel on Harley Davidsoni pood. Väga äkiline vanamees. Sa ei saa temaga vist hästi läbi, et ta sinu käest ei küsinud seda ise algul. Jep, see on pikem teema. See on pikem teema, jah. Nii, lähme edasi. Kordan. Ei korda, lähme edasi. Vaadake, mis juhtus. Aha, nüüd on numbrid õiged. Vaadake, mis juhtus. Good shipping to you, my long time. What the fuck is that? Põmm! Olen näinud, kuidas inimene saab kinga sellise asja pärast. Osakonna juhataja läheb, sa kuradi raibe. Mida sa korraldad? Majast välja. Kas osakonna juht ise saab aru, mis toimus? Nope, lihtsalt töötal loll. Kordan, Sif on väga fucking ohtlik. Teid pannakse lõpus pantvangi, kõik lukku ja te peate täppima. Te olete pantvangis. Ja kui te vaidlete, nad tõmbavad veel peale, tuleb veel kuradi Conor McGregor ka tõmbab tagant lukku. Ehk siis, kui te vaidlema hakkate, läheb veel hullemaks lugu. Järgmine näide. Mis ta ostis? See oli juba. Ahah, siin on nüüd see sama näide uuesti. Teiste numbritega üks teine offer. 650, good, long you time. Very good price. Põmm, arve. Mis juhtus? Jälle. Ja vaadake nüüd need meile, mis meile tulevad. Vaadake, need on teie kirjutatud. Vaadake nüüd. Tere, et siin mul üks väike küsimus, et
üks väike mingisugune lahkheli on kuskil, et siin. Nad alati räägivad niimoodi, et justkui meie paneksime neid süüdi, et äkki kui nad räägivad meile teisiti, et siis me lahendame olukorra. Kahjuks nende kaubad on ühes tollilaost kinni ja nad ei saa seda kaupa ennem kätte, kui on makstud. Vaadake järgmist. Nagu üks väike probleem on, et tuli selline 1700 eurone arve. Läheme edasi. Tere, mis arve see on? Hea on naerda. Praegu paneks teie ühe nime alla, siis ei ole hea naerda. Ma kordan, teie uus kolleeg. Palun öelge talle seda. See on korralik luukere. FCL-i mehed. Te olete ka siin olemas. FCL-i mehed. Nii, CIF Tallinn. Nüüd on kurja juur teises kohas. Ma kordan, meil on etapid transpordis. Mäletate, eelmises oli siin. Mis teemast ma ennem rääkisin? Mis teema ennem oli? Mis teema ennem oli? Enne praegu. Kui praegu on FCL, mis ennem oli? LCL, jah. LCL oli mingi väike fucking junn, mille te toote sellise. Aga kui te toote neid 200 tükki, ei, mis kurat 200, 1000 tükki toote neid, siis me võtame ühe täiskonteineri. Transpordis on üks reegel, kui te toote tegelikult kaupa rohkem, siis tegelikult ühiku hind hakkab kukkuma. Alati tooge rohkem kaupa. Mida rohkem te toote korraga, seda kasulikum teile. Mida vähem te toote korraga, seda kasulikum meile. Meil on väga hea meel, kui te toote ühe fucking tooli kaupa. Palun tooge ainult ühe tooli kaupa. Nii, vaadake nüüd. Kurja juur on nüüd teises kohas. CIF on endiselt. Me love you long, long, long time. FCL, good, good, my friend. I love you, you love me. Nii. 40 TC ehk 40-alane konteiner. 20 TC, 20-alane konteiner. Long, long, long time. Nii. FCL. Läheme edasi. Ja vaadake nüüd. Nüüd ma räägin teile sellisest mõistest nagu maailma konteiner mereveohindade indeks. Keegi on kursis sellega ka või ei ole? On selline asi, mida iga päev uuendatakse ja soovitan täitsa vaadata. Mõni mees siin ruumis teab seda väga-väga hästi. Ehk teie seas on heas mõttes lõpukolle, kes teavad seda väga hästi ja sellepärast nad ongi tegijad. Transpordihinnad mängivad. Mitu aastat tagasi maksis 15 000 Ralf see üks 40-alane konteineri hinnast? 2023. 2023 maksis üks konteiner on siit seinast sinna seina umbes 15 000. Isegi rohkem. Nüüd see vist on mingi hetke 40 jalas oma. Ja nüüd vaadake, FCL-i mehed. See on nüüd see koht, kus te olete umbjoobes. Näete, maailmaturg oli sellisel kohal parasjagu. Või te chattisite. Very love you, long, long time, good price, very good. Ja vaadake nüüd. Kordan. Jõite purju, olete Shanghais, lüüksite pükstega, tuiate seal 3 AM in the morning. Mida te tegite? Te tegite ära diili. 3500. Nüüd mäletate, eelmises kohas oli ohukoht see. FCL-is, täiskonteineris, see ohukoht siin on marginaalne, sest vaadake, ta moodustab väga väikese kulu sellest kogu shippingust. Ehk vaadake, ütleme, et te tegite sarnase vea nagu eelpool väiksemate kogustega, siis see on suhteliselt väike lisakulu. Te arvatavasti kinga ei saa. FCL-is see viimase etapi kulu on suhteliselt paigas ja seal vennad teid kägistama pigem ei tule. Sinna ei saa kätt vahele. Kordan, kui te võtate täiskonteineri, siis kui meil eelmisel näite puhul oli see luukere siia maetud, siis siin seda ohtu tegelikult ei ole. Ja siis tekib küsimus, et oota, millest sa sassis räägid? Kõik on ju okei. Ja nüüd vaadake. Kes saab aru, mis juhtus? Kes saab aru, mis juhtus? Mis juhtus maailmaturu hinnaga, kui te kaineks saite? Langes. Vahel langeb, vahel tõuseb. Just. Jutu mõte on siis see, et
saatja mängib selle peale, et ta fikseerib teiega ära mereveo hinnalepingus ja ta teab, et turg mängib. Ja vaadake nüüd. Eelmise näite puhul kukub 1000 taala ja te toote aastas 200 konteinerit. Palju ta lisaraha teeb? Not bad, Kas keegi fikseerib? Ah? Kas keegi tõesti fikseerib? Mitte case by case? Jah. Kordan. Sellist asja me näeme kogu aeg. Aga mis siis saab, kui tõuseb? Luba, ma lõpetan. See oli väga hea küsimus. Kõige ohtlikum koht on see. Kõige ohtlikum koht. Ja see müüja on vait nagu kult rukkis. Nagu svinja on rukkis, ehk on nagu kinni. Ehk siis ta ei ütle mitte midagi. Ta viib fucking küünlaid kirikusse, et ei reageeriks. Aga 3500, kas tundub ju, jumal okkind oli võrreldes varasema 15 000-ga. Lähed koju, naine küsib, kuidas reis oli, #best ever. Saad töö juures saad ordeni ja aasta töötaja. Aga mis juhtus? Kukkus veel. Ja praegu ma pean kihla, on jõhkraid lepinguid ka Eestil ära fikseeritud, kurat teab, mis hinnatasemel. Kurat teab, mis hinnatasemel. Ja palju õnne teile. Ehk, jutu point. Saaja võib teile müüa selle toote 0 marginaaliga või miinusega. That's the trick. That's the trick. Te otsite endale mingit toodet, te käite messidel, joote, chatite USA-s, Türgis, Norras, Hiinas, kus iganes. Teil hakkab toode meeldima ja ta peegeldab teid sootsa toote hinnaga kohale, te lähete. Inimene on loom, lähete messiboksi juurde. Hello. Ta meelitab teid ära hea hinnaga, te olete kohal. Te olete juba seal, saate asju, värke juba joote. Te olete kohal. Ta on käes teil, te olete käes tal. Ja siit pealt hakkab niimoodi tulema, et ohoo. See on kõige valusam koht suurprojektidel. Ärge palun seda tehke. Kui teil on raha palju. Ja nüüd vastates teie küsimusele. Kindlasti ta müüab, tõstab hinda kohe, kui turg läheb temale ebasootsaks kohe. See peab olema mingi väga mõjuv põhjus, et ta seda ei tee. Ta on seni vait nagu kultrukkis, kui see turg kukub. Ta on täiesti vait. Ja nii kui see hakkab, mis seal oli, 3500? Nii kui ta ajab noka üles, siis sealt tuleb mingi täiesti seosetu jutt võib tulla. Mingi problem on. Ma toon näite. Kui müüja on korra juba CIF teiega õnnestunud F-celli korral, tal on hammas nii fucking verel, sest see kuradi ma BYT Mersu on sellele omanikul ostetud. Suvila sai ehitatud, kogu finantsplaan sai teie CIF-i peale üles ehitatud. Don't fuck up my family's financial situation. Ja nüüd hakkavad ettekäänded. Kui me muudame tarneklauslit, siis garantii ei kehti. Nii on ohtlik. Ohtlik. Või muu täiesti seosetu nõue või toote hind ei peab tõstma. Inflatsioon on suur vahepeal olnud. Miks? Sest ta tundis, et fuck. You damn fuck. Ja ta läheb kaitsepositsiooni. Ta hakkab oma kasumit kaitsma. Neil on kama kaks, kus nad teilt raha kätte saavad. 200 000 või 500 000 on ju sama nagu 500 000 ja 200 000. Kogu point on selle peale üles ehitatud. Jälle ma jõhkralt üldistan ja on palju erandeid. Aga that's the point. Ja kõige naljakam on see koht, kui turg tõuseb, siis nad kohe hakkavad tulema hästi naljakate ettekäänetega. Ja ma ei tea, kas te olete hiinlasega vaielnud. See on naljakas või türklasega. Türklane võib öelda sulle lihtsalt insalah. Insalah? 4,5. Miks insalah? Ramadan. Kõik. Ehk siis jutu mõte on siis see, et ma ei taha praegu usulisi nalju teha, aga sealt hakkab tulema täiesti seosetud kelbast ning nad hakkavad mängima hirmude peale. Nad hakkavad mängima teie hirmude peale, garantii enam ei kehti.
vedu läheb ohtlikuks, mis seal on siis terroristid vahepeal või mis seal juhtub. Nende kogu mõte on siis see, ära fucking võtta ära mu seda ilusat suvilat, ära fucking võtta ära mu BYD Mersut, mis ma just ostsin. Mõte on see, et turuhinna langedes nad võidavad teiega väga palju lisaraha. Jah, kes ütles case by case seal taga? Case by case. Case by case. Teie. Teie ütlesite case, teie jah, teie. Case by case ütlesite. Jah. Idee järgi, kes tahab CIF-i teha, see ei ole keelatud, aga siis tõesti 200 korda aastas peate läbi rääkima. Aga selle jaoks ongi tarnealjuid, palgatakse neid. No shit, Sherlock. Ehk siis jumal õige, niimoodi ongi. Kes võiks olla sellest teemast kuulnud. Ehk jah, kui sa 200 korda räägid läbi, iga kord räägime läbi, 200 korda räägite läbi, then fair deal, I mean. Mida nad teevad, on see, et mis on teate müüjate lemmikasi? Kui see inimene, kellega deal tehti, sai kinga. Yes! Miks? Kuidas tavaliselt on? Te lähete uude töökohta, te ei tea, kus peldiki on, te olete täitsa ju lukus seal, käite ringi. Siis te tahate ju kõik üle võtta niimoodi, et oleks võimalikult safe, olete nõus, et saaks kuidagi elavana koju õhtul. Ja kui öeldakse, et see on juba kogu aeg niimoodi käinud. See on kogu aeg niimoodi käinud. Noh, et siin ennem oli Ülo, ta suri ära töö juures. Kogu aeg olid asjad paigas. Siis see uus vend läheb rõõmsalt sinna ja paneb edasi. Naine küsib, kuidas tööpäev oli best #eder. Tegelikult said. Eks siis olge palun üli ettevaatlikud CIF-iga. Kui võtate siit midagi kaasa, tuleb uus töötaja, õpetage talle selgeks sõnad. Import, FOB. Import, FOB. Kui lähete CIF-iga mängima, olge kuradi enesekindlad. Eks korralikult tehke siis analüüs. Kas seda tehakse? Jah, tehakse küll, aga olge palun hästi-hästi ettevaatlikud. Eks, ja võtke kohe pulss täiesti maha, tehke seda kaine peaga. Ma siiralt soovitan FOB-i. FOB-iga tehakse ka natukene, aga mitte nii. FOB-iga me räägime 50 kuni 50, 100, 150 usti. Teile tehakse, kuskil ikka keegi võtab oma raha, that's the point. Aga mitte nii. Ehk siis kordan, kui on import, palun kasutage FOB-i. Kui on eksport, unustage ära see, mis ma rääkisin. Mida ma olen näinud õpilastega, ma pööran graafiku teistpidi, siis nad hakkavad seda juttu rääkima, mida ma impordiga rääkisin. Ei, siis pange see teema põlema, ma räägin fucking impordist praegu. Küsimusi? Sama põhjus, mis ma ütlesin. Näiteks, kui on tegemist võimsa müüjaga, kui tegemist on USA, Türgi väga võimsa müüjaga, on jõhker suur ettevõte, siis temal võivad olla selleks mereveo otsaks, mis oli meil 3500, mingi mega hea diil mõne laevaliiniga. Eks, kui on mingi väga võimas müüja, siis tema võibki sulle saada, pakkuda seda samat 3500 või 2500 igal ajahetkel maailma parima turuhinnaga. Ehk see on jumala legit eeldusel, et te 200 korda või 500 korda aastas räägite hinna üle. Miks tavaliselt ettevõtted seda ei tee? Ma kindlasti viitsin hakata 200 korda rääkima. Esiteks, see pole ka minu ettevõte, ma töötan siin 8-5, what's the fucking difference? On aus vastus. Eks kui omanik saab teada, insult, jälle EKG, bla, meestarst ja nii edasi. Jutu mõte, see on täiesti legit ja kui sa oled väga teadlik, millegi pärast see müüja väga tahab sulle meeldida ja ta on nõus 200-500 korda aastas hinnaga mängima ja tema hind on tõesti väga hea, sest tal on nii võimas ostujõud transpordi mõttes, siis see on väga fair deal. Aga te peate 200-500 korda aastas rääkima. Kui te räägite ühe korra aastas ja valel hetkel, siis otsib loho. Väga paha. FCL, pange tähele, mul oli 2 juttu. Eks? 2 juttu oli. LCL-i korral oli teine jutt. LCL-iga te saite lõpus. FCL-iga saate poole peal. Vasta ise mu küsimusele, see on hea mõte, sest ma käisin kunagi, ma olen seljakotiga Hiina läbi rännanud. Ma kunagi lendasin Beijingi noorena ja hakkasin seljakotiga, panin Hongkongini välja. Ja ma sõitsin nende kõige vaesemate inimeste rongidega seal. Fuck that. Olete käinud? Soovitanud, söövad vutimune, teevad oma hädad sinna vagunisse, see oli väga hull retk. Ja ühel hetkel ma enam ei suutnud, ma läksin rongist välja. Ühes suvalises linnas. Ja ma läksin ühte poodi, mis müüs neid, vaata skulptuure, mida lõpubossid panevad nendele maja ette. Noh, BMW suur lõvi see, teate küll. Skulptuur.
ja seal oli selline naljakas asi, et puidu peal oli hinnakiri, shipping price list. Oli nagu skulptuurid, mingi kärnas vanamees seal kõrvas ja puidus suur tahvel ja seal oli kõik Euroopa pealinnad ja shipping price. Vaatasid, uhoh, see draakon, mis ma saan koju ette panna, tagunenud aia kõrvale, siis see shipping ainult 35 daala. Jutu point on siis see, et ma arvan, et nad mängivad teadlikult psühholoogia peale, ma arvan, sest nad teavad, et niimoodi müük päris hästi toimib. Nad mängivad selle peale, et sinul kui ostjal, tavaliselt mida Eesti klient teeb importidest, te tegelikult lähete, võtate ka mõnelt Eesti transpordifirmalt pakkumise. Te arvatavasti lähete, võtate ka mõnelt Eesti transpordifirmalt pakkumise, aga sealt te saate mingisuguse kalli soga vasta. Jama, kallis. Ehk siis te arvatavasti võrdlete hindu ja see hind, mida my friend pakub, tundub nii atraktiivne, siis sa võtad selle vastu. Ja turvatunne tekitatakse sellega, et ma nägin Hiinas keset mis iganes kohta, sõnad Tallinn, kõik sold. Tallinn, shipping to Tallinn, Pärnu maantee 42. Eks, ma küsisin ka hiinlastelt, miks te seda teete? Ja nad ütlesid, et what is the problem? It's correct, it's incoterm, CIF. Ja kõik hullem ongi, see ongi. Pigem võiks LCL-i korral küsida, et miks see Leedu lõpuposteilt 1700 eurot sealt tahab küsida. Leedus on 2 väga-väga jõukat inimest, kes selle pealt teenivadki. Ma kõvalega ei taha öelda, sest ta on suht avalik firma, aga nemad teenivadki selle pealt, et nad aga võtavad neid lõpukulusid. Et Rein, Ülo või Mati tellis endale Adra, oli 650 usti shipping ja siis tuleb Leedust mingi arve ja ta ei saa aru, mis toimub. Vot. Ja selles ei olegi süüdi see müüja, vaid kahjuks loll on see, kes ise selle otsuse tegi. Okei, teeme nüüd väikese pausi, 15 minutit ja jätkame veerandist. Nii, võime vist peale hakata. Proovime siis niimoodi, et täistunnist lõpetame ära. Et siis saate, et me arvestasime just niimoodi, et kui me peaks teile kõigile lõuna ka tegema, siis see tuleb väga kahjumlik lugu. Ehk siis meil on kõik niimoodi planeeritud, et te lähete 12 ära. Tegin nalja. Tegelikult ju teinud. Teine osa ja tuletan meelde, et see tuleb panna arvutisse, et see töötaks. Meil Rakveres selliseid asju ei ole. Nii, üks kiri eilsest. Sorry, ma tõin kohvi, sest enne ma olid tees, ma ei saanud võtta. Mis juhtus? Nimi on Aarne. Ma võtsin ära. Ma loodan, et Aarne sa täna siin ei ole. Eile õhtul tuli kiri. Meil on töö juures alati selline asi, et me chatis omavahel jagame traumasid. Mitte nagu pahas mõttes, et on drop, vaid me share'ime omavahel ja meil on üks folder ja see on täis selliseid. Mis juhtus? Ta tellis ettevõttest Longting Chongchung Industrialist mingi asja. Ta räägib kaubaveost, see kaubavedu pole kuidagi meiega seotud. Ma ei tea, kes talle selle tõi või mis seal juhtus. Ta räägib, et 11 päeva hilines. Ja mis ta lõpus ütleb? Et puuduvad igasugused... Kurat, kuidas ma selle välja saan? Mingi mesi, vabandust. Nii. Ta ütleb, et puuduvad igasugused dokumendid. Ja mis te arvate, kellega ta praegu vaidleb? Pakkuge. Iseendaga. Ma arvan, et ta vaidles oma perenaisega õhtul kindlasti. Aga kellega ta arvatavasti praegu vaidleb? Ralf, ole hea, aita. Kellega ta praegu mürab? Palju on maha korjanud ja seal on nii kolli küsimus kui ka tegelikult maha. Kuulsite, jah? Me jõudsime ohuni number 2. Ma korraks kerin tagasi. Oi, kurat, valed pildid. Oi, otsin valed pildid.
Need olid mul erapildid, sorry, ma jätsin üles siia. Ma käisin sõpradega saunas. Mõtlesin, et näete, juhtus siis see, et ta arvatavasti on tellinud LCL-i. Mäletate, LCL oli väike kogus. Väike kogus ja näete, see on tema, see on Aarne, eilne kiri. See on Türgi mees ja tal, näe, siin kohas on kaup. Tegelikult see koht on natuke mõtteline, tegelikult ta on siin, aga igal pool õpikutes on see joon siin, nii et fuck it, las ta olla. Tegelikult ta on siin kohas. Talle tuli teade, tere, teie kaup saabus. Ja nüüd Aarne võttis ühendust arvatavasti mõne tolliagentuuriga. Meie oleme ka tolliagentuur, ei ole makstud reklaam, me oleme tolliagentuur. Ja tollideklarant ütles talle mida? Ralf, ole ja aita mind. Mida talle tollideklarant võis öelda eile? Esimese asjana küsiti kaubaostudokumente, siis küsiti transpordidokumente, siis kuna oli täiesti tundmatu loomanahk, siis küsiti ka siis... Loomanahk? Oli või? Loomanahk. Okay. Tundmatu toode, mida ei ole siis ilmselt riiki kunagi varem seetud, siis küsiti ka siis sertifikaat ja sertifikaatprobleemi. Ehk siis Aarne tellis selle kauba siia, vabandust, ma kärin alla. Tüübikinnitus tuleb sealt jah veel lisaks tagant järgi, kõigepealt on vaja sinna sobivat sertifikaati, ehk siis me räägime täna 2025 aastal, tähendab, meil kehtib Euro 5 pluss nõue, mitte siis enam Euro 5, kuna teil on uue tootmist, seda ühtegi vanemat käideta ei saa, sama kehtib elektrisõidukitele ja klienti on selle kõik kuulnud. Ma kordan, aitäh. Aarne arvatavasti läks veebi. Ta nägi, et on väga hea toote, tähendab väga hea hinnaga toode ning ta tellis ära üldse paha aimamata. Ma arvan, et Aarne oma perenaisele õhtul sellist teksti ei rääkinud nagu Ralf hetkel. Et täna me tellisime rolleri ja kui meil on selle tüübi kinnituse, pigem ta rääkis oma kaasale, et see suvi on teistsugune. Ehk siis ma arvan, et nad tõesti lootsid, et tuleb jummala kihvt roller, aga siis hakkas juhtuma. Me räägime ohust number 2 ja see kiri ausalt tuli eile. Kas me vastasime talle ka midagi või, Kadri? Ma ei tea, kas Raili ei vastanud, panime delete lihtsalt või? Aga ühesõnaga, meil kahjuks ei ole seal midagi aidata, meil on pigem öelda, et Aarne, it's time to break up this relationship, et no roller for you. Kahjuks. Nii, lähme siis ohuni number 2 ja ma palun täna seda teemat kommenteerima meie tollideklarant Kadri, aplaus. Me teeme seda kuidagi naljakalt, et Kadrile on mikrofon. Kas on vaja või? On küll, jah. Linti läheb see. Kuidas see käima käib? Marti, palun abi. Aha. Võta see enda kätte. Tere. Tema on Kadri. Ma ei tea, kellele ta teist tollideklaratsiooni on juba teinud. Ma arvan, et on. Ehk siis Kadri võrdub meie jaoks tolliga seostu. Tema on siis see kolleeg meil, kes kaitseb teid tihti Eesti Maksu- ja Tolliameti eest. Eesti Maksu- ja Tolliamet on väga tore organisatsioon ja Kadri on tavaliselt siis meie nii-öelda kaitseriiv, meie kliendi ja Eesti Maksu- ja Tolliameti vahel. Nii, ma tuletan meelde korraks seda sama joonist, mis oli. Mäletate, siin on long time, kõik on hästi. Siin Aarne ütles, et kallis suvi tuleb teistsugune. Siin Aarne ehitas rollerile õue kuuri, sest ta tahab rollerit hakata hoiustama vihma eest. Ja see on Aarne eile. Mis tal juhtus? Realiseerus oht number 2. Tegelikult vaadake, see realiseerus siin. Ta tegi ära kokkuleppe, aga see kokkuleppe hetkel see rõõmus Türgi mees ei öelnud talle, mis on ohud. Ja lihtne oleks temale näpuga näidata, aga kahjuks kulusid ja närvikulusid kannatab ainult Aarne. Kindlasti Aarne võttis ka müüjaga ühendust ja ütles, et väga halvasti nüüd juhtus see, aga müüjal on täiesti kama sellest, kahjuks. Oht number 2 realiseerus ja mis asi on oht number 2? 2 asja. Vasakul kaupa on keelatud Eestisse tuua. Ja teate, mis on kõige hullem, Kadri? Millal tavaliselt klient sellest teada saab? No, räägime nii, nagu asjad on. Kui klient enne mitte midagi ei tea, siis ta saab selle teada siis, kui impordideklaratsioon on vormistatud ja toll ütleb, et ei tohi.
Ehk põhimõtteliselt sul on Tinder tehtud, said rohelise, sul on fucking pintsak ostetud, Tinder night ja teda ei ole Russalka kõrval. Ehk siis see on päris kehv variant. Selles mõttes ma ütlengi vahele, et näiteks selle Zifiga, mis see Motoroller või mis see oli, mul endal oli klient, kellel oli hävitamine just teisipäeval täpselt sama kaup, ehk siis ja tal oli ka Zifiga, ehk siis ta maksis 1500 lisakulusid ja see läks veel hävitamisele ka, ehk siis väga paha. Ma korraks täpsustan. Aarne elu läheb veel koledamaks. Kordan uuesti. Ma arvan, et see suhe täna hommikuks oli puru. Teate, mis Aarne saab nüüd varsti teada? Tal on kohustus see kaup suure tõenäosusega hävitada. Ja kunagi oli vanasti, mäletad sa meie suvepäevadel või talvepäevadel seal mulli basseinis karjusid seda tolliametniku nime? Svetlana. Kunagi vähemalt oli. Ühesõnaga, Kadri on hästi elav tüdruk, meil oli talvepäevad, et ta rääkis ühest Svetlanast, mul on siiamaani meeles. Maksu- ja Tolliametis oli kunagi hävitaja Svetlana. Ma ei tea, kas ta on siiamaani alles. Ja põhimõtteliselt hävitaja Svetlana on see, kes ütlebki, sina oled nõrgim lüli, sinu kaup läheb hävitamisele ja selle maksab kinni Aarne ka veel. Ma ütlen vahepeal vahele, et tegelikult ei ole niimoodi, et kui kaup ei ole lubatud vabasse ringlusesse, et peab kohe hävitama. Tegelikult on ikkagi 3 valikut, et sa võid selle tagasi ka saata, aga hiinlane ei taha seda tagasi, aga sa võid müüa ka kolmandasse riiki. Aga neid eraisikute puhul on see muidugi väga palju asjaajamist ja kontakte on vaja. Ehk Aarne saab nüüd kohe teada uudise. Ta ei tea veel seda täna. Keegi võiks talle helistada, me võime numbri anda. Ja, et kuule Aarne, üks küsimus, et see on live TV, et mis tunne on, et me anname sulle ühe uudise. Jah, nagu Kadri ütles, tagasisaatmine variant. Kas tagasisaatmine maksab? Ja ta ütleb, et muidugi hävitage ära. Ja siis ta saab arve. Mees vaatab veel ahjus ka, kuidas ta roller põleb ja ta maksab selle eest. Ma võin öelda, võib-olla fun fact siia rolleri hävitamise juurde on veel see, et tegelikult rolleri hävitamisel tekivad metallijäägid ja metallijäägile tuleb vormistada import ja maksta metallijääkide pealt impordimaksu. Et jah. Aga ise te naerate praegu. Kes see oli? Sa oled ikka see lõputaguja veel, kes lööb lihtsalt peale, et Aarne ära liigu. Ja teate, kui karm see tegelikult on? Ma kordan, Achillus on teie uus kolleeg. Praegu lihih ja ahaha, aga kui see olukord juhtub, siis kui teie olete see kolleeg ja siis kolleegid käivad ümber, ma ütlesin kogu aeg, et see on vale otsus, ma ütlesin, ma teadsin, et siit tuleb, ma teadsin, siis ärge seda tehke. Okei, oht number 2, esimene teema on kaup on keelatud Eestisse tuua, teine on maksud. Riigimaksud, Kristjan Michal, Eesti Maksu- ja Tolliamet, võetakse makse. Räägime siis teemadest ükshaaval. Nii, siin on osad lemmikette organisatsioonid Eestis. Kas midagi on puudu? Kas ma kellegi jätsin välja? Transpordi... Põllumajandus. PMA. Kes veel puudu on? Mis siis? Millest räägib? See on võimalus number 1. Ehk siis, ühesõnaga, ametkond ei ole ainult Eesti Maksu- ja Tolliamet. Need on ka tegelikult kõik sõbrad. Eks? Ja meie, jah. Nii. Aga, jah, me räägime siiski alustame teisest teemast, need on riigimaksud. Ja mis asjad on riigimaksud? On siis need, Kadri, ole hea, hästi lühidalt, sest kõik ei pruugi teada, mis asi on importmaks, mille pealt mida makstakse ja kellele? Jah, impordideklaratsiooni vormistamisel tuleb maksta siis tollimaks, peamiselt tollimaks ja käibemaks. Tollimaksul lihtsalt võivad olla seal lisamaksud veel, aga need on nagu basic ja mis küsimus, kust teid saab või? Mis asi see on? Et kuidas seda arvestatakse, mis väärtuse pealt ja kellele ma seda siis maksan? Michalile või sulle või mulle või kuidas see käib? Meile. No selles mõttes, et tollimaksud kohalduvad siis kaubale omakorda kohalduva HS-koodi alusel. Ehk siis, kui te olete kuulnud kauba klassifitseerimisest või HS-koodi määramisest, siis seda see nagu tähendab, et selle alusel saab teada, mis piirangud kaupadele kohalduvad näiteks ja siis ka impordimaksud. Ja käibemaks siis 22% praegu kõikidele kaupadele igal juhul. Ehk siis see on mingi rauast reegel ja alati, kui te väljastpoolt Euroopa Liitu impordite, te peate maksma maksu. Tihti aetakse segamini, arvatakse, et meie oleme süüdi. Kas mäletate, ma rääkisin ühest Türgi kombainist? True story. Üks põllumees
jälle ma olen kuidagi rassistlik, millegipärast Tiidud, Reinud ja Aarned saavad neid litakaid. Sorry, kui siin keegi nimekaim oli, see pole mu eesmärk, aga just old school vennad saavad paukusid. Ta tõi Türgist suure kombaini ja ta vist oli lugenud Delfist suurt galeriid, et Türgil on Euroopa Liiduga läbirääkimised. Ta tihti on Delfist suur galerii millestki, mis on seosetu. Ja arvatavasti ta arvas millegipärast, et Türgi on Euroopa Liidus. Ja siis ta sai teada, mis see tollimaks on, et hakkas lahtiste kaartidega mind sõimama. Sest emotsioonist sa saad aru. Ehk algus on seegi, kui te teate, et Euroopa Liidust, väljaspoolt Euroopa Liidu tuues kohaldub impordimaks, siis olete ka juba tublid. Türgi puhul on päris hea, selles mõttes, et kui te plaanite Türgist tuua, Türgil tolliliidu leping ikkagi on Euroopa Liidul Türgiga, ehk siis enamasti on toll ikkagi 0. Jah, kohe jõuame selleni ka. Aga nüüd väike saalimäng. Ja küsimus on siis, kes määrab impordimaksude protsendi? Kes ütleb, kui suur see on? Ja ma olen siia pannud 4 erinevat vastuse varianti, mida me oma töös kogu aeg näeme. Ehk ütleme, et kui Anton, sina, mida sa tood tavaliselt? Terast. Oi. See on hea valdkond praegu, see on hea valdkond. Donald, go. Ehk siis tahad tuua terast. Siis kes sulle ütleb, ütleme, et sa hakkad tegema tasuvusanalüüsi, sa mõtled transpordi peale, ostuhinna peale ja sa mõtled, palju need maksud siis on, palju Michal Vasiga ära võtab mult raha. Nii, ja nüüd sa oled oma tööl, luristad seda kallist kohvi ja hakkad mõtlema. Ja nüüd ütleme, et sa tulid tööle, sa hakkad mõtlema ja nüüd on siis vastuse variandid, mida sa mõtled oma peas hommikul. Nii, vastuse variant A. Näe. See on kusjuures mõttega pilt. Kadri teeb siis sellele pundile tolle. Meie tehtud on tollid nendele saunadele, mis lähevad Ukrainasse. See on mõttega pilt, ehk siis Slava Ukrainis on meil mõttega pilt ja ta on väga respekt poisid. Ehk siis mitte sellepärast ma ei pannud siia 3 poolelasti meest. Ehk siis, kas te saate tolli protsendi küsida sõpradelt tuttavatelt? Kadri, kui palju sellist kõlakat on? Et keegi ütles, vist on nii vanasti oli. Ikka on. Nad on hästi enesekindlad alati, et ma tean. Mis see tähendab? Ta võtab suga ühendust, mis ta siis räägib? Ei, no tavaliselt nad ei küsi siis enam, et mis kood või mis see maksuprotsent on, vaid pigem nad ütlevad, et ma tean koodi, et äkki saaks lihtsalt öelda, mis see protsent on. Et selles mõttes ja dokumendid juba ka kõik olemas ja selles mõttes on tavaliselt see niimoodi. Ma ikka kontrollin üle. Ohtlik koht. Hästi ohtlik koht on see sõbrad saunas. Jälle te olete joobes ja keegi ütles samamoodi hästi ohtlik koht on kolleeg. Alati on teil pundis mingisugune tugeva arvamusliider, kes on alfa ja kõike, mis tema ütleb, on tõsi. Olge ettevaatlikud. Eriti pärast täna hommikuseid uudiseid seoses Trumpiga. Olge väga ettevaatlikud sellega, et mulle öeldi. Ma võib-olla ütlekski vahele seda, et asjad muutuvad tollis väga kiiresti, väga tihti. Et selles mõttes võib-olla kui sõber aasta tagasi midagi tõi ja oligi protsent selline, siis tänaseks päevaks ei pruugi see enam niimoodi olla. Et selles on asi. Et olge ülimalt ettevaatlikud. See ei tähenda, et see karvasarinnaga mees ei tea, ta teadis toonast hetke, aga võib-olla talle ka keegi rääkis. Ehk olge sellega ettevaatlikud, et näiteks te teete suurt hanget ja siis küsid kolleegid, et palju oli 12, ok, ma panen sisse. Olge ettevaatlikud, tehke korraks paus. Nii, järgmine variant. Kadri, ausalt, see on üks levinumad variante. Kadri tuleb, see on müügimees, motiveeritud, ta müüs sulle toote. Kas tema oskab öelda, ütleme jälle, et see on Indoneesiast, see mees. Kas tema teab, millised on Eestis kohalduvad maksud? Ei tea. Aga palju on sellised kõlakad, et see ütles? Ei, pigem ei ole. Nad ütlevad võib-olla vahel HS-koodi, tihti küsitakse tootjatelt või kaubamüüjatelt ja siis selle põhjal nagu kontrollitakse, aga ka siis on probleem selles, et nagu tihti need koodid ei ole need ei olegi üks ühele samad, mis meil, ehk siis see ei ole nagu, sellega infoga ei ole eriti midagi teha. Ma korraks lihtsustan, mis asi on HS-kood? HS-kood ongi impordi puhul siis 10 kohaline kood Eesti tollitariifistikust, mille alusel siis need maksud kohalduvad. Kas ma saan siis aru, et esineb selliseid olukordi, et importdeklaratsioon, importmaksud arvestatakse selle koodi alusel ja klient või tähendab siis see ostja, kes Eestis impordib, üldse analüüsimata usaldab tema öeldud koodi ja mõtleb, et järelikult nii on. Kas sellised olukordi on? Sellised olukordi ikka on, jah. Aga jah, ma ei tea siis sellisel juhul, kas klient on ise juba kontrollinud maksud või mitte, et seal on nagu väga palju segast alati, et punkt number 2, ettevaatlikud.
müüjad võivad rääkida teile mingisugusest koodist ja äkki te võtate selle koodi kaasa, selle 10-kohalise, lähete sõbranna juurde peole, kes on juhuslikult tollideklarant ja te küsite talt, kuule, palju selle koodile kohalduv tollimaks on? See võib anda teile väära tulemuse, sellepärast et tema öeldud kood üldse ei kohaldu. Kas te teate, kes tegelikult lõppotsuse teeb? Mis kood vot just sellele toolile kohaldub? Ma ühe asja ütleks vahele, mis ma praegu mõtlesin, on võib-olla see on nagu tähtsam seal, et kui te küsitegi ainult nagu koodi põhjal neid makse, et näiteks mina ka alati, kui te küsite minult, siis ma alati kontrollin nagu hea meelega dokumente, et näha, mis seal ikkagi kaubaks on, sest võib-olla on rohkem asju või võib-olla on ikkagi erinevad koodid ja erinevad maksumäärad. Et selles mõttes see on ka nagu hästi oluline, et kui te lihtsalt kuskil kontrollite koodi põhjal makse, siis see ei pruugi ka ikkagi pädev olla lõpuks. Jutu mõte. See tegelikult kategoriseerub selle teema alla. See võib olla tõele lähedal, aga ta ei pruugi. Ta ei pruugi üldse paha teile tahta. No, seal on mõnikord nõksud. Maksupettused tavaliselt tehakse. Kadri, räägi kuidas. Räägime siis selle koha ka ära. Kes mees ükspäev sulle ütles midagi, et tollikood on selline ja nüüd teeme nii? Ükspäev oli mingi hea nali. Ma ei tea, iga päev peaaegu. Aga räägi siis, mis asi on maksupettus? Ehk kuidas me saame HS-koodidega mängida? No HS-koodidega jah, saab ka. Klient ütleb, et ma küsin, mis kaubaks, ta ütleb, et no paneme kõige madalama maksumääraga HS-koodi. Et selles mõttes seda tehakse väga tihti, aga suurem maksupettus on see, kui hiinlane ütleb, et paneme summa väiksemaks arvele, et nagu see on igapäevane. Jah, aga just selle koodi juurde tagasi tulles, koodidel on erinevad maksumäärad ja olge jälle sellega väga ettevaatlikud, et te hakkate selles mõttes skämmi tegema selles mõttes, et ütleme, et ta on teadlik, ütleme, et tal on Eestis mingi kaugsuhe, ta vahepeal käib siin, ta on kursis, kuidas siin asjad käivad ja tal on mõte, et kuule, paneme selle koodi. Et näe, see on küll tekstiilist ja mis iganes tool, aga paneme, et see on sellest materjalist tool. Saame soodsamaks. Väga hea skämm. Tema nõus, sina nõus, aga on oht. Kas te teate mõistet punane kontroll tollis? Kes teab? Kõik teavad. Mis asi on punane kontroll? No see on ikkagi pikali juba. Ehk siis see on juba see koht. Nad tulevad kohale ja võtavad lahti. Ja siis palju õnne teile. Best choice ever. Siis teil on igavesti tollis küljes märge. Drop. Pool drop. Aga see ei ole hea asi. Mis tähendab seda, et edaspidi iga stuff, mis läheb, te olete listis. Ja palju õnne teile. Hakkate mõnusasti kulusid saama. Ehk ärge skämmidega kaasa minge. Ja meilt küsitakse seda ka tihti, et big money, you go, me go, teeme ära. Ei. Et meil on ka puhas eetilisus-koodeks, kui me oleme agentuur, me oleme ka nagu vande andnud Eesti Vabariigile, meie seda never ever ei tee ja see on täiesti mõttetu, ka isegi pätile ei soovitaks. Nii, see variant. MTA infotelefon, Eesti Maksu- ja Tolliamet. MTA kodukal on selline infotelefon. Olete helistanud keegi? Kes on? Ammu. Mis sa naerad? Kes on hiljuti helistanud? Täna hommikugi või? Mis sa küsisid, kui ma küsida võin? Mida? Okei. Kes veel mida küsinud on? Mis on jumala okei? See ongi natuke üldistatud ja utreeritud pilt. Kas keegi on veel? Liisa, ma helistasite sinna või mis te tegite? Hingasite telefonisse? Mis te rääkisite? Okei. Infotelefon tegelikult on seal, kuhu te võite helistada. Tere, ma tahan hakata tooma selliseid toole Norrast. Palun öelge kohaldum maks. Kadri, kas see on maailma parim variant? Tegelikult olge mausad, see on tasuta versioon. Kas see nüüd on nokk või ei ole? Mida kliendid on rääkinud, kes siin on helistanud? No, nii ja naa. Need, kes ikka mulle tavaliselt helistavad, need sealt väga palju abi ei ole saanud, et selles mõttes nad jõuavad minuni nagu. Et jah, vajalik. Mis see eluliselt tähendab? No, ma soovitan helistage siin, nagu täna koju sõitate, helistage, see saab nalja. Aljo, võtab vastu. Ja ta on pealiskaudne. Mis see riskikoht seal on? Mis see riskikoht on, et kui sa satud klienditeenindaja otsa, võib-olla kellel ei ole parim päev, siis mis see riskikoht on? No, paha töö.
ega seal selles mõttes midagi, ma ei tea, midagi hullu juhtuda ei saa, et proovida võib ikka helistada ju. Aga millega klient hätta on jäänud? Miks nad sulle siis helistavad? No ikkagi ongi näiteks kauba klassifitseerimine, nad tahavad teada, mis maksud on, et väga tihti seal ikkagi konsultandid ei nagu tegele nii põhjalikult, et nad jõuavad selle tollitariifistikus sinnamaani, mis päriselt sul kaubaks on, et nad ikkagi suunavad sind tihti otse sinna tollitariifistiku. Et jah. Jutu mõte on see, kui teil veab, ma kordan Eesti Maksu- ja Tolliametit, mu eesmärk pole kuidagi väga halvustada. Kui teil veab ja te saate hea klienditeenindaja otsa, siis ta võib teha selle one more mile'i ja ta küsib teilt osasid lisaküsimusi. Ja tegelikult see kõne võib kesta 5-10 minutit, aga te võite jõuda õige protsendini. Häda on selles, et kui te siia helistate, võib juhtuda selline asi, et te ise ei küsi liiga täpselt ja temal on ka kehv päev ja võib juhtuda mismatch. Võib juhtuda ka niimoodi, et te selgitasite ebapiisavalt, tema sai pooleldi teist aru ja te jõuate täiesti suvalise numbrini. Ja siis te olete jälle lootuses nagu Aarne, et kõik on hästi, tuleb kaup kohale, hakatakse tegelikult importdeklaratsiooni tegema, keegi tollideklarantidest hakkab siis uurima, mis seal kaubaks on, küsib ja selgub mingi muu tõde. Ehk siis tegelikult see C-variant on OK-variant, aga te peate olema väga enesekindlad ja lootma, et õige inimene on tööl. Infoks, et see tegevus on üks meile tööle saamise test. Kui me inimesi värbame, siis see on üks ülesanne, mida me kasutame. Ehk kui keegi meile kandideerib, me palume tal helistada MTA info telefonile. Et see on päris hea selline struggle. Et alati nad kandideerijad küsivad meid, kas on päris kõne. Ja siis see on päris huvitav momentum, mis seal tekib, kandideerija, siis see MTA ametnik. Et me palume kandideerijatel helistada ja küsida, mis on sellele kaubale kohalduv maks ja siis kuidas nad omavahel hakkavad jutustama seal. See on päris naljakas momentum, aga selline risk võibki seal tekkida, et tegelikult neil mugavam oleks teiega rääkida, kui te jagate matsu. Aga see on üks ohtlik koht. Nii, ja viimane vastus. Ja tegemist ei ole suunatud reklaamiga, ehk siis see pole kuidagi suunatud vastus. Kadri, nüüd miks tegelikult, kui nüüd nali kõrvale jätta, miks tegelikult on mõistlik läbi deklarandi filtri korraks lasta oma jutt? Mida sa siis täpsustavalt küsid selle kauba kohta, mis võib tegelikult määrata päris palju? Kui klient pöördub minu poole enne kauba tellimist, siis ma tavaliselt räägin ikkagi väga pikalt. Me räägimegi, mis on kaubaks, kontrollime siis üle selle kauba koodi, impordimaksud. Kui ma tean, mis on kaubaks, räägin ära, mis dokumente võib vaja minna, et lihtsalt sellepärast see ongi oluline. Kui need rolleri näited, nad ei ole mitte kunagi mitte kellegi käest küsinud. Kui oleks küsinud, sa teaks, et neid dokumente on vaja ja seda kõik ei oleks juhtunud. Et sellepärast ongi see mõistlik. Jah, ja üks asi veel, aus vastus on see, kui sa helistad riigiametnikule, kes on infotelefonil, ta võtab suht easilt. Kui te meile helistate, meie eesmärk on ju teile pugeda. Räägime asjadest nii nagu on. Ja tegelikult, et määrata ühte kaubakoodi põhjalikult, siis tegelikult see polegi minuti ajavestlus. See MTA töötaja, ta ei viitsi nüüd liiga kaua teesse ka investeerida. Kuna meie peame teile pugema, sest te olete maksev klient, siis tegelikult see one more mile, mis võibki tähendada, kui pikad sul kõige pikemad kõned on? 45 minutit. 45 minutit. Ja ta küsib ja küsib ja küsib küsimusi. Mõte on tegelikult siis see, et ta katab ära kõik need võimalikud ohukohad. See kõne tegelikult, see jutustamine kestab oluliselt kauem, kui see kaua te infotelefonis seda suudate teha või kaua selle riigiametlikul närvi on teiega rääkida. Ehk siis ta kõlab naljakalt, aga minu jaoks on sama naljakas vasta kohata mõnda ettevõtet, kes on näiteks ostujuht või hankejuht, kes tuleb meiega rääkima ja ta läheb sellest kohast niimoodi üle, et fuck it, ma ei pane liiga palju tähelepanu, see on ju ainult hankefaas. Miks oluline on? Minu soovitus, täitsa siiralt otsige oma see lemmikdeklarant üles ja kohe 45 minti rahulikult rääkige juttu. Aga mis need lisaküsimused siis on, mida sa Aarnilt küsinud oleks? Aarni helistab, hallo, et ma siin Piibega mõtlen, et tahaks rollerit tuua. Mis sa rääkima hakkad Hiinast? No kõigepealt ta kindlasti helistab ja sellepärast, et küsib, mis need impordimaksud on. Siis räägime sellest rollerist tükk aega
võimalusel vaatan ka pilti, kuna rollerid on. Kelle pilti? Aarne pilti või rolleri pilti? Miks sa seda pilti vaatad? Et näha, mis see on täpselt. Nad räägivad vahel nagu segaselt, et kas, ma ei tea, kastiga, mitme rattaga, kõik siuksed asjad. Igatahes ja siis rollerid, nende puhul räägin dokumentidest, mis vaja on, samamoodi nagu enne oli siin jutuks tüübi kinnitus, kõik see, ütlen, et küsigu kohe hiinlaselt üle, ennem kui ta hiinlasele maksma hakkab. Stopp. Ja tihtivad see nõuanne. Just rääkisin Gerdi ja Ralfiga, rääkisime ettemaksust. Kui see Kadri nõuanne või deklarandi nõuanne jõuab juba kohale, on suur võit. Kui ta oleks öelnud Aarnele, Aarne, don't! Aarne juba läks, ülekanne. Sellest oleks piisanud. Mida tihti me teeme, ütleme siis seda kliendile, et hoog maha, pidur kiirelt peale, rahu, pulss maha, 60 peale. No, 60 on madal. Praegu on kõrge. Ehk siis pulss maha, ära kurat, tee ülekannet ennem ära. Räägid Kadriga, teed 45. See võibki lõppeda, meil väga tihti lõpeb kliendiga. Võib-olla ei lähe nii kaua ka. Meil tihti lõpeb kliendiga vestlus niimoodi, et ta ei telligi. Tegelikult me ju raiskasime aega 45 minutit. Mis ma ütlengi vahele, rollerid, kelle puhul ma olen rääkinud ennem tellimist, nad ei olegi mitte kunagi tellinud, eks ma ei tea, kas neid normaalselt ka tehakse, mida võib tuua. Ma ei tea. Jah, rollerid on praegu valus teema. Ühesõnaga, jah, loomulikult see on makstud reklaam, aga ma siiralt soovitan, kui teil on kõigil oma lemmikdeklarant. Ja te ei ole seda nüüd ütleme, et mõnda aega toonud, rahulikult kontrollige läbi, kas kõik on ok, mis need maksud on, kas kõik dokid on, ehk ärge palun muutuga Aarneks. Sest Aarnel oli praegu väike pauk, aga kui te olete ühe suure ettevõtte hankejuht, siis see on päris piinlik. Siis hakkavad pead väga korralikult lendama ja see on väga karm miinusprojekt. See on väga karm miinusprojekt. Nii, lähme edasi. Sellest me rääkisime, kuidas impordimaksu arvestatakse. Mitte lõpuni, et võib-olla tihti on see ka üllatus, et mis summade pealt ikkagi arvutatakse, kes nagu tihti ei too, siis nemad võib-olla ei tea. Ehk siis tavaliselt on niimoodi, et ma saadan arve ära, siis kliendid on nagu mingi, et mul on teistsugused summad. Nad ei tea, et impordimakse ei arvutata ainult kaubaväärtuselt, vaid siis kaubaväärtus, transpordikulud, kindlustus, kõik, mis sinna juurde käib, et see on võib-olla oluline. See on hea tähelepanek. Kui importmakse arvestatakse, siis tavaliselt teie noor kolleeg ei tea seda. Noor kolleeg on Achillus, uus töötaja. Ta kipub arvestama ainult kauba ostusumma pealt. Aga mõnikord on Hiinast niimoodi, et see toode maksab 30, aga shipping maksab 1000. Ehk see võetakse kogu summa pealt see protsent. Mida see tähendab? Täiendavad tollimaksud, mis täiendab? Jah, on osad kaubad, millele on rakendatud siis täiendavad tollimaksud. Loomulikult need on see konkurentsi teema, kui mingid asju toodetakse väga odavalt ja tuuakse väga odavalt. Aga miks ta oluline on, ongi see, et kui on just mingid hanked või mingid suured kogused importimiseks, siis need lisanduvad tollimaksusummad võivad olla väga-väga kõrged. Et näiteks see lõplik dumpingu vastane tollimaks, seal võivad olla 60, 70, 80%. Too mõni näide, eluline näide. Ma ei tea, mingi Boltid olid minu meelest dumpinguga. Ehk kui ma toon, ma ei tea, Hiinast toon Bolte. Ja terases Boltid 6 kant peaga äkki olid dumpinguga. Pean maksma 80 prossu otsa. Olgem ausalt, see on ju... Dumpingu puhul on veel see, et tollis on, Euroopa Liidus tollis siis on nimekiri tootjatest. Seal võib igal tootjal olla erinev see dumpingu maksumäär ja siis on üldine. Ehk siis see on väga-väga spetsiifiline. Ehk siis õige vastuse variant D. Täitsa siiralt helistage oma lemmik tollideklarantile sulgudes Kadrile ja küsige. Jummala suvaline info. Teame sootsama õlle peale kihla, ametnik ei ütle teile seda info telefonis. Täitsa ausalt. Üks fun fact veel, nad lähevad 3:30 ära vist. Nad tavaliselt, kui kõne hetk on, siis need pole tööl. Ehk see on väike mõte. Nii, mis asi see on, Kadri? Sellest, ma olen kuulnud tööristu karjuta seal sellest päritolu soodustusest. Mis asi see on? See on positiivsem jutt juba, et päritolu soodustused on hästi palju riike, kellega siis Euroopa Liidul on ühe või mitmepoolsed sooduslepingud ja nendest riikidest siis importides, kui kaubale on vormistatud korrektsed sooduspäritolu dokumendid või mingisugused nõuded, mis on vaja,
siis on võimalik taotleda tollimaksusoodustust. Roland, kui me käisime Türgis, kas siis ei olnud mitte see dokument, mida sa käisid taksoga toomas? Kas sa räägiksid palun seda lugu? See on jumala kihvt lugu. Maikuus Türgist maandusel ja unustati. Saadeti kaup ära, see võttis aega väikese saatmine. See oli see kogu, ma pean mainima ka, et ma ei kasutanud teistest logistikut, sealt tuli teise ettevõtte. Lene. Ja see kaup, kui muidu Türgist tuleb taotletud 10, 12, 14 päeva lahti, okei, piir oli kinni vahepeal, tuli ka 20 päeva Eestis auto ankarist, aga seekord oli rekord, oli 27 päeva oli auto teel. Vahepeal isegi transporti ma ei tea, kaugel see auto on, kus on, sest seda meie sektoris juhtub. Keegi ei tahtnud infot anda, et kas see auto on koju põgenenud või kuskil ja äma sünnipäeval, mida ta teeb. Ja see läks aega tollist kauba lahti, võtta teeme. Hakkad küsima, tegema. Oota, kaup oli füüsiliselt auto peal teie juures? Meil oli tollilaasta platsi peal olemas, teeme lahti tollinud, kõik saaks kauba kätte. Platsi peal inimesed ootasid nädalate kaupa, kõik Eesti Baltikumi suurim väiksepaks ehitusega. Nästi. Toodet detaili sees. Ja lubasid, teil on kõik olemas. Mulle saadeti päevas 5 erinevat meili erinevate dokumentidega. Oot seda õiget kaarti ei tule. Üks Kas paber. koopiat ka ei olnud? Ei, koopiat isegi ei tulnud. See oli... Üks paber. Üks dokument lihtsalt, seda ei tule, see meili saadeti, no ma ei tea, mitukümmend korda reaalselt, sellest piisab väga hea läbisaamine tolliga, deklarantidega viis mind selleni tegelikult, et ma andsin lubaduse, ma sain selle kauba vabaks. Loomulikult oli selle kaubas sees ja tuli välja, mu püssirohis saadetud. Tolli lähed, tegelikult on metall, aga mul püssirohi käis, mille pärast. Sott. Selgitasin ära, et ütles, kas ta siiamaani sama võtab, mis me kasutasime Eestis 20 tagasi. Said aru lõpust. Sain selle kauba kätte. Aga no, ega tolli deklarant kirjutab, toll kirjutab mulle ikka iga nädal, millal see dokumenti saadab. Ikka see dokument. Üks dokument. Nemad ei unustatud lähe selles suhtes. 2 kuud oli vaikus, aga ma sain kokkuleppe, et ma tegelen sellega. Saatsin neile enne dokumenti ka vahepeal, mis nii sama hakkab. Ei, ma vajan seda õiget. Ja kuidas sa selle kätte said siis lõpuks? Ma ei nakka ühes. Vaatasin järgi, kus ettevõtte on, viisin teemal, võtsin lapseliitsin ukse. Me olime ise samal ajal ETS logistika olime Ankaras ja me nägime, kuidas ta tuligi niimoodi. Dokument oli käes. Ta käiski füüsiliselt lihtsalt, lõi ukse maha, võttis selle dokumendi. Päris karm asi. 1,5 tundi seistis, vaiksin ukse taga, poolti inimesed rääkis inglise keelt. Samamoodi ainult chatiga said teha mingi keegi. Aga kui sa selle dokumenti poleks saanud, mis sa oleks saanud? Sa pead riigile maksma siis lisasumma või? Kadri, kui ta ei olekski... See oleks väga häige lisasumma. Jep, kindlasti oleksid saanud töö... Kõik töötajad väitsid seal, et saadetud autodega kaasatud kõik olemas. Siis tuli sekretär taga hummist niimoodi. Kas ta otsite seda dokumenti? Seda originaali, et ta andsid autodega kaasatud, seda otsimine. Ühesõnaga päritolusoodustused, aga millal siis seda Kadri uurima peaks? Kui ma teen tasuvusplaani Türgist, siis mis ma tegema pean? Ja mina soovitan ka alati küsida samamoodi kohe alguses saatja käest või kaubamüüja käest ära, et kas see vormistatakse. Kas saab skämmi ka olla? Näiteks Ralf mulle ennem rääkis, kuidas ta on saanud Paintis tehtud asju. Palju skämmi võib olla, et üks Türgi kutt tegi suvalisest asjast pildi? Kui Roland ei oleks seda praegu rääkinud, siis ma oleks öelnud, et Türgiga toimib väga hästi see värk. Okei. Ehk siis päritolusertifikaat. Aga mis need valdavad riigid on, kus toomisel sa sellega kokku puutud? Ongi Türgi kindlasti kõige rohkem Ukraina. Kas see tähendab siis seda, et kui ma seda kasutan, on 0 maks? Kui on dokumendid olemas ja korrektselt vormistatud, vajalikud allkirjad all, templid peal, siis jah. Kordan, kui te töötate, vaatate neid dokumente, ma kordan uuesti, mida Ralf ütles, talle saadeti suvaline pilt. Et kui te tahate Kadrist pilti, siis tehke see fail lahti ka seal, kui seal minu molju vastas on, siis see pole Kadri pilt. Ehk vaadake ka, mida teile saadeti. See on üks põhiline koht, kus ka õnnetus juhtub. Te vaatate, et ahah, JPG, väga hea, lähme edasi. Vaadake, mis seal peal on. Lähme edasi. Nii, Aarne, tuleme tagasi korraks Aarne juurde. Tuletan meelde, mis siis Aarnel juhtus. Aarnel oli puudu tüübi kinnitus või mingisugune ametkond temaga kiusama hakkas. Nii, kas müüja on süüdi? Mis te pakute? Kas saatja on süüdi? Kes ütles ei ole?
Miks ta ei ole? No tegelikult tropp tahaks öelda. Miks ta ei ole? Mida teda kotib Euroopa Liidu nõuded? Ta saadab valdavalt Indiasse. Indias, kui juba püsti seisab, võib riiki minna. Ehk siis jutu mõte on siis see, et tema ju saadab igale poole maailmasse. Need on Euroopa Liidu nõuded. Tema võib-olla arvab, et kui tema saatis Türgist, saatis Kasahstani ja töötab siin ka. Ehk siis müüja ei ole süüdi. Aga Kadri, kui palju skämmi on? Kordan, mingi dokument. No mis on see peamine dokument? CE-sertifikaat vist on see lemmar, eks? Teate, mis CE-sertifikaat on? Kadri, mis on CE-sertifikaat? Vastavusdeklaratsioon. Aitäh, kõik saad aru. No CE-sertifikaat on dokument, lisadega dokument, mis kinnitab siis, et toode vastab Euroopa Liidu nõuetele ja ohutusnõuetele, tingimustele. CE-sertifikaat. Kes on saanud CE-sertifikaadi skämmi? Käed püsti. No seda on ülipalju. Ralf, palun share, kui sa julged. Mis asi on CE-sertifikaadi skämm? Täna hästi palju saad pista näiteks erinevate elektriliste toodetega. Sa küsid pilti, sulle tuleb pilt ja mis seal on? Seal on näiteks 3 või 4 või 2 ettevõtte erinevatest ettevõtetest on kokku lõigatud dokument. Paintis tõmmati kokku samasugune nagu minu pilt siia. Paintis on robustne, on ka seda tulnud ette, aga saad natukene peenemad vennad ikkagi keerutavad Photoshopis sulle selle kokku. Lihtsalt saad aru, et näiteks seesama, kus on templi koht, siis kas värvid ei lähe kokku. Üks on hall ja teine valg või mis iganes, aga sa pead tegelikult süvenema järjest paremaks muuta. Ehk siis ma kordan, et CE-märgist näete seal. Aga Kadri, kuidas Aarne peab vahet tegema, et see nüüd on õige või ei ole? Aarne kontrollib TTJA-ga ise üle. Kindlasti Aarne kontrollib TTJ-ga seda üle. Kuidas see eluliselt käib? Nii ju ongi. Aarne küsib hiinlaselt dokumendid ja mina ütlen Aarnele, et kontrolli need TTJA-ga üle, sest et nagu, kuidas ta ei saagi ise ju olla kindel, et need ei ole õiged. Ehk Aarne võtab selle meili, paneb info, et sinna, see oli tarbija ja see. Tarbijakaitse tehnilise järelevalve. Ja seal ametnik, motiveeritud ametnik peab ütlema ok. No, toome. Jah. Okei. Ehk siis müüja tegelikult, siin on 2 varianti minu hinnangul, on siis see, et tema pani kaasa kõik dokumendid, mis mujal toimisid. See ei pruugi Euroopa Liidus toimida, ehk stopp-kaader. Kontrollige kellegi pädevaga üle, kas tegelikult ka need dokid on ok, kas kõik on olemas. Ning teiseks, skämmarid on ka. Ehk laske pädeva asutus vaatab üle. Kõik need jaoskonnad, kes seal olid, lastad vaatavad üle. Ja suht toorelt skämmiga, CE on ka vale kujuga, meil on paar näidet pärast. Jah, kohe tuleb nagu mõnusad mahlakad. Nii, lähme edasi. Mis see siis tähendab, Aarne? See on Aarne elu täna. Ehk Aarne ei teadnud, et kui ta toob teatud staffi Eestisse, tal on vaja teatud dokumente, sertifikaate, kui need ei ole, on Aarnel 3 ohtu. No siin all on abielu lahutus ka, aga seda ma ei pannud. Kaubad hävitamisele sina maksad, saata tagasi, sina maksad. Üldjuhul müüja ütleb, et sorry, ma ei taha seda kaupa tagasi. Müüa edasi 3. riiki. Kadri, mida see tähendab? Kuhu Aarne siis seda nüüd müüma hakkab? No, ma ei tea, Ukrainasse. Mis vahet seal on? 3. riiki, mis tähendab, et mitte Euroopa Liidu riiki siis. Ehk Aarnel on kaup tollilaos põhimõtteliselt, kui ta leiab täna Ukrainast ostja. Jah, aga muidugi, ega igas riigis on ikkagi omad nõuded, et võib-olla siis... Aga see on järgmise ostja mure ju. No, jah. Aga nii ongi. Ehk siis tegelikult Aarne jaoks oleks praegu kõige lihtsam leida kiirelt mingi ostja, kes on, kuidas? Ukrainasse, imedemaa on Türgi. Meil just oli suur saaga Türgiga, meid võeti seoses sanktsioonidega võeti meid ühte skeemi sisse, me ei saanud ise kahjuks aru, aga meid tõmmati ühte skeemi sisse. Kadri käis andmas seletusi, et ajas pulsi päris kõrgeks. Jutu mõte on siis see, et Aarne ainuke variant oleks praegu skeemitada ja Bangladeshis uus ostja leida, very good roller, best price ever. Mingid suvalised pildid kaasa ja siis on mure järgmisel vennal. Tsifiga ikka. Ja eks siis see roller paneb maailmas aga ringi peale kogu aeg ja eks siis see maailma kuulus roller. Ehk siis tegelikult on kehv variant ja vaat see on kõige rõvedam. Sinu silme all. Sa ütlesid, et üks roller tõesti hävitati ära. Palju see maksis? Hävitamine? Hävitamine ta sai nulliga, sest et hävitaja sai vanametalli endale.
nagu Svetlana võttis selle metalli endale või mis? Ei no see oli mingi metalli hävitamise teema, ega ma nii täpselt ei tea, aga ühesõnaga ta tegi nulliga, nende kokkulepe oli see, et saab vana metalli endale. Mul ei ole veel hävitamise akti, seal tuleb import, nagu ma ütlesin, metalli jäägile, jah. Ja ma tuletan meelde seda, kui teil juhtub selline hetk, tegelikult ma loodan, et teil kellelgi seda hetke ei tule, aga ma kardan, et kahjuks võib tulla. Kuna teil on uus kolleeg on Achillus, tema raudselt tuleb, laseb riski sisse, tulge, võtame. Raudselt teil varem või hiljem tuleb pauk, ütlen teile juba ette. Siis väga kiire moment on see, nüüd liigutage ennast siin kiiristi, kui see hetk on käes. Teate miks? Ladustamiskulu. Me väga tahaksime, et te tükk aega mõtleksite, võtke oma aeg, rahulikult mõelge, ära kiirusta, tark ei torma, $200 päev. Mida? See on üks hästi hea koht. Me väga loodame, et te tükk aega mõtlete. Ma arvan, et see laopidaja viib praegu küünlad, et Aarne tükk aega otsiks seda õiget lahendust maailmas. Ja te saate veel räige ladustamisarve ka. Kui see hetk teil elus juhtub, siis kiirelt võtke see laks sisse, laske lõualuu vabaks, tavai võta. Tehke kiirelt ära. Muidu te saate veel sellist trammi, et ei taha enam kunagi seda rahvusvahelist importi teha. See on hästi paha koht, et tegelikult Aarnel poleks praegu mitte midagi muud teha, kiirelt SMS-laen ja lähme eluga edasi, uus suhe ja proovime uuesti. Ehk kui see hetk tuleb, minge siit minema, te saate väga koleda üllatusarve. Te saate väga koleda üllatusarve veel. Nii. Ja Kadri, palun räägime siis nüüd näidetest lõpupildid, hakkame vaikselt kokku võtma. Ma näitan 3 pilti. Kadri, ole hea, kommenteeri, mis juhtus, mis sai? Lõpupildid on, need on toredad, need on kõik hävitamisele läinud pildid siis. See oligi hea näide. No, kõik on valgustid, nendel puudusid märgised või olid aga valed ja dokumente ka ei olnud. See hävitamisele, aga panes järgmine pilt uuesti, seal on CE peal, aga see CE on kandiline. CE on kusjuures infoks, et CE on määruses toodud joonistega, ma ei tea, väga täpselt, mis kujuga ja kui suured need tähed peavad olema. See juba ei vasta. Mida klient ütles? Kuidas ta reageeris? No, tal läks hunnika asju hävitamisele, selles mõttes tal oli siis okei, ega midagi. Mis talle ära mõelda? See oli ettevõte. Aga mis ta ütles, et läks pahasti või keda ta süüdistama hakkas? Klient oli normaalne, ta sai aru, et sai üle räigelt. Kas sa tead, mis ta pauk umbes oli, kui suur see ost võis olla? Shippingud, ostud kokku? See oli, mis asja, see oli meie vedu? Ei, selles mõttes, ei. Meil on väga kasulik, kui te toote, teate miks? Sest meid sai koti ju. Meil on tegelikult, meie probleem pole see, kui te seda riski kannate. Meie tegelikult peame teile lõppfaasis ütlema, et jah, fucked up. Sellel kliendil, ma ei tea, kes ta on siin, sellel kliendil oli terve konteineri täis asju ühelt erinevalt saatjalt, väga palju erinevaid asju, mitte üldse, kõik ei olnud elektroonika. Ja ka kõik valgustid läksid hävitamisele. Kui palju sind on süüdistatud, et sa pagana pahade uudiste tooja? Palju sina oled ette jäänud, et thanks, et tegid, aitäh, et supportid? Ma ei tea, eriti ikka, pahased ollaks ikkagi minu peale, sest mina lihtsalt ütlen. Me oleme näinud mõnikord meilivahetusse, me oleme sisse jäänud, kuidas klient laseb kogu emotsiooni välja ja räägib emtaga. Me oleme näinud mõnikord meilivahetusse, kus kliendil, Aarne täna õhtu, kui ta saab teada, hakkab noaga ringi käima Vasselina vahel, siis see on päris kole hetk. Ja ta hakkab sõimama. Ja viskab, lihtsalt flipib ära ja see on ka üks paha variant, et seal ka peab 0,5 mg sõnaksid jälle tegema. See ei ole ka hea variant, mida siis teha. Jah, aga selles mõttes mina tavaliselt helistangi neile, kui väga pahad uudised on ja siis ütlengi, et selgitan ära, miks ja nad saavad juba selle kõne ajal ju aru, et süüdi on ju või paha või kõik ongi halvasti, aga see ei ole ju meie asutuste pärast, vaid see on sellepärast, et dokumenti ei ole. Ja see kõik oli ennetatav. Vastuse variant D ei ole suunatud reklaam. Vastuse variant D, tollideklarant ütleks teile ära. Ja oluline ongi siin see, et siin ei ole otseselt, või see ei ole nagu lihtsalt bürokraatia. Siin on ikkagi see, et kui toode, kui tal ei ole neid dokumente, siis ta võibki olla ohtlik. Et see on probleem pigem. Järgmine pilt. Mis asi see on? Disposable warming blanket. See on mingi vana inimese tekk või mis asi see on? Jaa, see oli mingi
mingi haiglate teema oli ja tegelikult siin midagi nagu otseselt väga halvalt. Näe. Need läksid tagasi. Õige ju. Kusjuures ei ole õige. Jälle. Ei ole õige. See E on liiga nagu suur või pikk või seal oli mingi probleem, et joonist pandi kõrvale, möödeti, ta peab minema nagu 1:1 peale, aga ei läinud. Ühesõnaga, see ei ole õige. Ja seetõttu, kuna see märgis ei ole õige, siis kahtlustaski Terviseamet, et dokumendid on võltsitud ja neid ei lubatud vabasse ringlusesse, aga need läksid Hiina tagasi. Mis tähendab läks tagasi? Ehk siis, kas müüja ütles, et yes? No kauba importija siis Eestist võttis jah, kuna see ei ole mingi suvaline Alibaba värk, et selles mõttes see oli normaalsed ettevõtted, semi. Ja siis ja nad võtsid jah, siis saatjaga ühendust, et me ei saa neid vabasse ringlusesse ja nad olid nõus, et tagasi vastu võtma. Kas saatja sellest rahaga maksis või said tasuta? Kes maksis? Kas saatja maksis rahaga tagasi või mitte müüa? Vaevalt. Saatja müüs selle edasi Bangladeshi, hakkas otsast peale. Ehk siis selle saab ju maha müüa küll, vahet ei ole, tekk on tekk. 50 prossa, jah, tsifiga edasi ja that's it, olemas, jälle big money. Läheme edasi. Oi, vale pidi natuke, aga algus seegi. Jälle mingid niiskus rääkitud. Ühesõnaga, mis veel siis on teema, et eelmine ka oli Terviseameti pädevus. Need samamoodi, need on niisked immutatud salvetikud, need sisaldasid mingit ainet, äkki oli mingi biotsiidi teema, mis ei olnud nagu registrisse kantud, ehk siis kontrollimata, ehk siis täpselt samamoodi läksid hävitamisele. Põlema. Kliendi emotsiooni mäletad? Ei mäleta, see oli ammu. Okei. Nii, Ralf, sulle midagi? See on teisipäevane. See ongi, läkski põlema või? Purustamise vist. Jah, ehk siis põhimõtteliselt Aarne homne. Ja see on Aarne, eks, ja tema tahtis lihtsalt sõita sellega oma õunaaias õunu vedada. Jah, eks ma küsin seda, et kas ta tolli telliminalis ühe tiiru võib teha ennem kui hävitamisele läheb või ei või? Idee järgi vist võib, sest tollialal ma võin ju ühe otsa võin ära teha. Ehk siis, siis ta näha vist võib, aga ta ei tohi välja viia. Et Aarne nagu hetke emotsiooni saaks nagu kätte. Instasse saab pildi ära, #bestLifeEver. Ehk siis jah, aga see on praegu väga valus teema. Mis värk nende rolleritega praegu toimub? Sa kommenteerisid, et praegu kõik rollerid nagu lähevad ahju. Jah, need ei vasta nõuetele. Mitte midagi, nendel ei ole tüübi kinnitust. Nendel ei olegi lihtsalt mitte midagi. Jah, see on seda ma ei oska kommenteerida, jah. Kuulge, aga tegelikult me oleme oma seminariga lõpuni jõudnud, sest me oleme ajast lubatust natukene üle läinud ja mul on tegelikult siiralt väga hea meel, et te tulite. Tegelikult sellise asja eest ma võtan 2000 eurot. Ma käin tegelikult osades ettevõtetes aastas korra 2 koolitumas. Näiteks ma lähen ühte meditsiiniettevõttesse just sama infot rääkima ja ma võtan selle eest 2000 eurot. Sest me oleme seda 15 aastat õppinud. Ehk mida ma tahan öelda on siis see, et ma väga harva käin mõnes ettevõttes seda rääkimas, seda sama teemat. Ja see tõesti on meie jaoks väga hinnaline info, mida me praegu andsime. Kurb on see, et kui me täna tegelikult uksest välja lähme, me alustame uute arnetega. Mis on minu soovitus? Siiralt, mida ma soovitan? A. Kui te teate, et me rääkisime täna impordist, juba tublid. Kui keegi läheb koju, ütleb, et #täna oli ekspordikoolitus, läks pahasti. Me rääkisime impordist. Mõelge alati, kus teie olete. Te olete Eestis, te importisite. Need lood kohalduvad importimisele. Kui te tarneklauslitesse ei süübi, ei viitsi, ei taha, võtke FOB, palun, impordil. Kui otsustate midagi muud, siis tegelikult siin käisid erinevad meetmed läbi, mida teha, siis tarke torma, võtke pulss maha. Ettemaks. Ma rääkisin oma emast, kes kohe paneb Krossi poe poole teele rattaga. Korraks, paus, ärge ettemaksuga viivitage. Nii kui te ettemaksu ära maksate, elu näitab, et siis on no English speaking. No English. Who are you? No. Olge ettemaksuga ettevaatlikud. Ja tolli osas tõesti kutsun teid üles, kui te midagi uut hakkate tooma või seda sama, mida te olete juba toonud. Palun võtke hetk maha. Ja kui te mõtlete nendele vastuse variantidele, C-variant oli see EMTA infotelefon, tegelikult see on OK, kui te ise olete OK. Kui te ise ei ole OK või on kehv päev tal või teil, siis ma tegelikult soovitan, ei ole suunatud reklaam, võtta ühendus selle tollideklarandiga, keda te usaldate
ja kes teile ausalt ütleb, siis väga suure tõenäosusega teil jääb mingi õnnetus tulemata. Ja eriti kutsun üles kontrollima ka üles hetkel neid tollitariife, mida te juba teate, et on. Sest praegu tundub, et on selline imelik aeg, et läheb natukene praegu mingisuguseks andmiseks. Et igaks juhuks hoidke silmad lahti, mis on teie kauba kohalduvale HS-koodile kohalduv tollimaks ning kui rollerit hakkate tooma, siis korra mõelge aarne peale. Siis ärge tooge. Jah, kuulge, aga mina tänan. Aitäh, et tulite. Nii, ja nüüd ma palun kõigil ära minna. Aitäh.